Tere tulemast vaatama või kuulama Hiti ja esimest podcasti. Minu nimi on Egert ja minuga koos on siin Mikk. Esimeses episoodis võtame kokku senise NBA hooaja, räägime rukkidest, põimime sisse fantasy ja kaardi juttu ja räägime kõigest NBA-ga seonduvast, mida põnevaks peame. Tere ka minu poolt. Heidaks kohe alustuseks pilgu peal lääne tabelile. Jah, ainult. Leiame tabeli tipust Utah Jazz. Üllatus. Tõsi, olen nõus. Lakers teisena. Pigem mitte üllatus. Aga Phoenix Suns ja kolmas rida hetkel. Osade jaoks üllatus, minu jaoks võib-olla pigem mitte. Kolmas koht võib-olla on, aga sinna lähedal oleks ise paigutanud nagunii. Clippersi 4, ütleme võrrades Phoenixiga. Oleksid sa pannud poole hooaja peale All-Star breaki pigem kõrgem neljandalt realt leites. Denver Nuggets 5. Natuke madalal mu jaoks. Portlandi 6. positsioon. Tean, et siin suured korvpallikurud O'Neal ja härra Charles Barkley pakkusid Portlandi suisa teiseks põhihooajaks. Ma oleks kõrgemale kui 6. pakkunud küll. Võib-olla jõuame hiljem vaatame, kuidas sa ennustad nende tuleviku tervikuna nii põhihooaja lõikes, kui vaatame play-offi run'i, kuidas neil tegelikult, kui reaalne sants üldse oleks Portlandi jõuda, ütleme, kas või konverentsi finaali, miks mitte? Just. Ainesti on. San Antonio, vanameistriga treeneri pingil. Ära kunagi panusta popi vastu. Nii on. Nii, leiame Dallas Mavericksi 8. positsioonilt. On see pigem negatiivne üllatus on sinu jaoks? Jaa, aga vaata, kõikide meeskondade kohta ei saa öelda, et negatiivne üllatus. Muidu oleks kõik meeskondad üleval pool, aga keegi peab allapoole ka tulema. Et ma arvan, et mina ei eeldanudki Mavericksist väga palju rohkem kui nüüd 8. kohta, et võib-olla Spursist ette. Aga Golden State'i 9. koht? Ilma Kleita play-offi piiri peale seal 7-9. Kui Klei asendati ilusti ju Kelly Oubrega ja Oubre on viimasel ajal väga viisakalt mänginud, julgeks öelda, Kleid ei asenda Kelly Oubrega, nagu ma arvan, et see ei ole nagu aus. Aga lähme edasi, Grizzlies. Grizzlies, ma arvan, selline 10. positsioon ongi nende hetke tase. Neil on väga palju potentsiaali, neil on tulevikus nagu väga hea, ütleme siis tulevikuvaade. Aga ma arvan, et hetkepositsioon nii 9, 10, 11, ma arvan, et see ongi nende tänane selline, ütleme, ränk, kus nad võiksid olla. Kohe järgmine Pelicans. Pelicansi ma oleks vist pidanud natukene, jah. Pannud kõrgemal, neil on nagu potentsiaali meeletult. Isegi pea natuke tegelikult potentsiaali poolest paremaks tiimiks, kui on Sacramento, ma arvan. Ja ma usun, et paljud korvpalli eksperdid ka nõustuvad sellega, jah. Aga liigume edasi. Oklahoma. Kings oli ka. Sacramento, jah, tõsi. Ja. Korra juba kiiret mainisin ka. Aga ütleme, jah, nad on nii sama rängi peal ja võitlud arvan, suhteliselt sama, ütleme, Sacramento, mõistlik. Oklahoma, Pelicans, ütleme, toome nad kõik siin tabeli, ütleme siis. Nad ei saa neid tegelikult nagu veel päris maha kanda. Oleks natukene vale veel. Sest et minna päris palju veel vaata. Ja 5 mängu, 5 võitu. Jah, et neil on tegelikult võimalus täiesti vaata jõuda, aga viimased 2 meeskonda vist selleks aastaks, neil on omamoodi võidujooks. Aga neil on sellise negatiivse rekordi poole võidujooks. No ülesanne on olemas mõlemad. Ja ma usun, et see saab olema põnev. Ma arvan, et see saab olema põnev, vaata kogu nende nagu sellises viimase hooaja lõikes, kes suudab siis olla nagu halvem meeskond, vaata. Ma arvan, et muidugi Rocketsi selliste 19 mängulist ranni on suhteliselt raske võib-olla üle teha, ütleme, aga franchise rekord. Ja mitte vist ainult, ega vist ka liiga rekord ei paista enam kaugelt. Aga Rockets ja Minnesota 2 viimast. No hooaja eel Rocketsit poleks sinna paigutanud, aga vaadates rosterit, ma usun, et see on tegelikult olnud see. Pigem nagu aktsepteeritav. Vaatame äkki omavahelisi andmeid, et oleme siin kirja pannud väiksed tugevusgrupid moodustanud enda omad. Esimese grupina lõime siis top 2, kes top võiksid olla. Top 2 meeskonda läänes, kes play-offis praegu, kuidas iganes. Jah, ma selle koha pealt tahangi öelda, et vaatame võibolla eraldi isegi natukene play-offis, kuidas on ütleme meeskondade nagu play-offi, ütleme siis nagu võimalused, kuidas jõuda, ütleme siis lääne finaali ja kuidas nad üleüldse võiksid siis nagu kulmineeruda põhihooaja lõpuks, ütleme siis tabelisse ja sealt edasi, kuidas, kes omab võibolla home väljaku eelist ja kellel on siis võib-olla rohkem lootust jõuda kõrgemale tabelis. Kes on sinu number 1? Parim meeskond läänes? Tegelikult hetkeseisuga ma tean, et see võib olla, tuleb sinu jaoks üllatusena, aga minu jaoks liiga parim mees veab oma meeskonna lääne number 9 ja seda põhihooaja lõpuks. James Harden mängib idas. Ma arvan, et see ei ole James Harden ja Rockets. Ega nets, aga kes see mees on siis? See on Nikola Jokic'i veetav, ma arvan, Denver Nuggets. Ma arvan, et Nuggets on see meeskond, kes võtab hooaja lõpuks esimese seedi.
See on küll üllatav. Ma usun, et kui sa mõtled ja vaatad nende nagu home run'i, kui kehvalt on nad tegelikult mänginud kodus ja teades, kui tugevad nad on aastaid on olnud kodus, vaata. Võib-olla tänane situatsioon ei loo päris seda koduväljaku eelist, mis on loonud nagu igapäevane või iga-aastane vaata selline koduväljaku eelis, et on natukene teine, aga nende koduväljak erineb ka puhtalt juba kõrguse pärast, nagu me kõik teame, vaata. Ja see, et peaks tooma neile nagu ütleme siis pikemas hooaja lõikes, ma arvan, pisikese eelise, et nende koduväljaku rekord on olnud suhteliselt kehva. Sama mis tegelikult away, et nad mängivad kodus sama hästi kui võõrsil põhimõtteliselt. Ja see on üllatav. Ja see on tegelikult minu jaoks üllatavalt praegult ja selles mõttes nagu negatiivne üllatus. Ja selle pealt ma näengi, et Nuggetsil on võimalik, kui nad mängivad sama hästi edasi võõraväljaku, nagu praegult hetkel teevad ja panevad kodus juurde, sest et see vahe liiga tipuga Jazziga, kelle tegelikult run, no hetkel liidriga on siis Jazziga, nende run on natukene kehvemata ja ma arvan, et sealt paalt tegelikult nagu Denver tõuseb. Jah, palun. On nad sinu arust parim meeskond siis nagu ka play-offis, et tegemist on parima meeskonnaga NBA-s? Ma arvan, et nad jõuavad kõrgele. Ma julgen öelda Lääne 4 kindlasti, ma tahaks öelda 2. Läänest edasi finaali. No nii, nagu me räägimegi Lääne top 2 praegu, et... Ma selle jätan hetkel vastamata, kas ka finaali jõuab. Ma arvan, et seal on olemas potentsiaal. Nad on ära andnud hästi palju piisse sellel aastal. Neil ei ole enam Jeremy Granti. Kõik teame, kuidas Jeremy Grant mängib teise pool lahe ääres, väga, väga muljetavaldav. Kuidas mängis Malik Beasley. Samamoodi vaata, väga, 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 väga vingelt. Ja tegelikult puud on ka Plumlee. Jah, täpselt. Ei saa alahinnata selle mehe rolli ikkagi eelmine aasta ka. Et väga korralikud numbrid tegelikult. Torrey Craig on ka läinud tegelikult. Ja Torrey Craigi roll oli natukene pisem. Aga väike rolli mängija, aga ta oli kindlasti oma roll olemas. Kaitses kindlasti siiamaani ma isegi arvan, et natukene asendamatu. Et nad ei ole leidnud tegelikult sellist nagu ütleme kaitselukku nagu Torrey Craig tegelikult. Leidsin Jeremy Granti rukikaardi boksidest kuskilt hiljuti just. Igaks juhuks panin kõrvale. Kuidas üle üldse Jeremy Granti kaardid üldse liigud? Ma isegi vaadanud ja ma ei ole näinud, aga numbrid on nii suured ja väga paljud Detroiti inimesed näevad temas ikkagi meeletut potentsiaali, et igaks juhuks nagu tõssin kõrval ära, panin top-loaderisse ilusti. No okei. Tehti 3 aastal leping, nii et ma arvan, et me jõuame, ma arvan, hilisemas faasis ka Detroiti juurde, räägime sealt pikemalt natukene, ma tulen tegelikult tagasi Lääne. Ma tulen tegelikult nagu, et selles mõttes väga, väga hea näide, aga tulen tagasi tegelikult Nuggetsi juurde, ma arvan, et neil on olemas täna need piisid, millega Nuggets on sinu number 1 kindlalt. Nuggets on minu 1, jah. Tahad sa tuua enda number 1 välja? Minu number 1 on Lakers. Igav valik, aga ma arvan, et... Pakud sa ka Lakersiga tegelikult põhjooel lõpuks esimeseks või? Ma pakun küll. Ma arvan, et nad võidavad kõvasti, isegi kui nad ei puhka, ma arvan ka nii palju enda LeBron ja ma arvan, et Davis tuleb tagasi, Marcus All on varsti tagasi. Ja ma tõesti usun, et juba mängib, ma isegi ei vaadanud eilset mängu, aga Drummond Lakersisse. See on ainult üks variant, kui ta ostetakse välja. Just, aga praegu tundub, et see on kõige reaalsem variant ikkagi hetkeseisuga, et kes treidib Drummondi endale? No täna veel mõni päeva veel aega, ütleme, et me veel näeme, kas ja kuidas ja et treidimise mõttes on väga vähe meeskondi, kellel on tegelikult nagu võimalus seda endale soetada. Just, täpselt. Ja tõenäoliselt buyout nagu ootab ja miks ta peaks mujale minema kui Lakersisse ja kui on buyout, ma usun, et võib-olla mõni meeskond ikkagi võtab ära alla second round pick eest ja see liigub ära. Seda oleks muidugi tehtud vaata juba. Need meeskond, kes nagu oleksid soovinud vaata. Ma tegin kõige suurema sihina Drummondi juures, nüüd ma liigun natukene nüüd jälle läänest nüüd itta tagasi. Ma arvan, et tegelikult kõige suurem ütleme siis, kellel on midagi pakkuda ja kellel oleks huvi on Charlotte Hornets. Ma arvan, et nagu Drummondi koht Charlotte Hornets, siis see võiks nagu olla nagu kõige nagu parem fit. Ja seal peavad ka rahad klappima hakkama. Neil on pakkuda, Charlotte'il on tegelikult nagu käppi see aasta isegi, teidan pilgu, Charlotte'il on ja nad on 105 miljoni peal, vaata, neil on tegelikult võimalik võtta tegelikult nagu leping üles, pluss neil on anda natuke noori poisse. Aga midagi lepingu väärtuses peab ikkagi tagasi minema ka, kui me treidist räägime. Et siis mingi suurema palgaline mees peab ära minema sealt meeskonnast. No, võimalik, et nad asendavad näiteks Sellerit siis otseselt 1-1 vaata, et seal on nagu Corey Selleri leping, Selleri leping 15 miljoni leping lõpeb see aasta vaata, ja neil on nagu võimalik tegelikult nagu asendada vaata, seal tuleb küll väikesed veel vahed ja kindlasti kui mõni noor mängija, et siin võibolla tegelikult ega Miles Bridgeski pole tegelikult ennast väga hästi leidnud kui ausas Charlotte'is, et väga ilusad highlightid on küll näha, aga tegelikult nagu tema roll Charlotte'is võiks olla palju suurem ja seda võiks tegelikult mängida kas või Clevelandis vaata, kelle tegelikult on väga hea 3&D
et jah, kellel on tegelikult sellest. Aga nüüd jõudsime Drummondi ja Lakersi jutu pealt vaata hoopis tagasi kuskile. Ikka juhtub niimoodi. Aga Lakers sellest olenemata, kas Drummond tuleb või mitte, ma arvan. Ilma Drummondita favoriidid minu arust number 1, kui Davis tagasi tuleb. 3-4 nädalat väljas. Playoffiks on tagasi. Selles suhtes, et isegi kui ta on 3-4 nädalat väljas, on ettevaatusabinõudna, hoitakse teda praegu väljas. Kui vaja oleks, ta saaks oluliselt varem mängida. Et see on puhtalt safety, nagu mina vähemalt aru sain sellest. Ma ei oma küll suurt meditsiinilist haridust, aga sul võib õigus olla. No, vähemalt teile ma selle kohta lugesin, et Lebron pole ju see aasta tegelikult üldse puhanudki. Vaat, kui me mäletame, ja see aasta schedule on oluliselt tihedam. Iga nädal on tegelikult 4 mängu. Ei ole, on väga harva schedule'id, kus on tegelikult 3 mängu, kus on 2 saata. Et see mõttes, et on nii kokku päkitud ja Lebron on iga aasta tegelikult puhanud ja see aasta ta tegelikult ei tee seda. Okei, mäng on natukene vähem, mitte oluliselt vähem kui eelmine aasta vaata. Selles mõttes, aga eelmine aasta küll natukene splitite seal vahepeal enne ja said ka mehed puhata. Et kas sa arvad, et Lebron jääbki niimoodi kestma vist ma ei panustaks Lebroni vastu nagu Popi vastu, Lebroni vastu ma lihtsalt ei tahaks panustada ja ma arvan, et ka ülejäänud meeskond Lebron on ülitähtis selles suhtes, et mängib praktiliselt defensive player of the year vääriliselt kaitset, mida nüüd Cavsis näiteks enne, kus ta oli, kritiseeriti meeletult tema panust ja kõike pingutamist, eks ole. Lakersi kaitse üleüldse ka ilma Anthony Daviseta on olnud top notch, väga kõva ja nad lasevad väga huvitav statistika oli see, et pärast seda, kui nad mööda viskavad, eks ole, lasevad nad vastastel visata 89,1 punkti 100 possessioni kohta. Ja see on paremuselt siis esimene liigas ja järgmine on Orlando Magic, muide sinu suur lemmik, kes laseb endale 100 possessioni kohta visata 104 punkti keskmiselt, ehk siis 15 punkti on vahe esimesel ja teisel, et see on meeletu number tegelikult ja see näitab sellist scramble defense'i, tagasi jooksmist, hustle'it, just pingutamist, et vähe sellest, et kui on tiitlimeeskondadel selline bounce back aasta keeruline, eks ole, et nüüd on tiitel võidetud, siis tundub, et Lakersil ei ole sellist probleemi, et kõik hustle numbrid väga head ja nii edasi, pluss siis ongi Gasol tagasi, Gasoli rolli ei saa alahinnata statistiliselt, statline'i puhul võib-olla tõesti mitte kõige silmapaistvam mees, aga platsil, kui korvpall meeldib, siis selle mehe panus märkamata nagu ei jää. Kuidas sa tegelikult hindad nagu Lakersi selle aasta treidi, kus asendati 2 sentrit 2 täiesti uue mehega? Väga mõistlikult tegelikult, et Javel ja kõik oli väga uhke, aga kui me play-offides mäletame Howard ja muidugi Howard mängis, Javel istus pingil lõpuks, nagu vehkis rätikuga, et tema kaotus nüüd nii suur asi ei olegi, et no, nii pigem on nagu Gasoli ja Harreli. Jah, Montres nagu on küll muidugi väiksem kui Howard, aga palju mobiilsem, võib-olla sobibki sinna mängujoonisesse palju paremini näiteks. Ja ma ei ütleks isegi, et see otsene kaotus on. Pigem on tugevamaks läinud. Võib-olla tõesti, ütleme niimoodi, et kas just tugevamaks, aga teistsuguseks natukene, et stiili muutnud, aga minu jaoks on jah Lakers number 1. Et ma arvan, et nad on... Mina sättisin Lakersi mõne pügala võrra madalamale. Mõne lausa? Jah, lausa mõne. Ma ütlen ausalt, et kui me praegu räägime top 2, siis ma Lakersist veel ei saa rääkida. Okay. No selles suhtes jah, et... Minu põhilised argument ongi see, et hooaeg on nii kokku pressitud. Ma arvan, et tulevad päevad, kus härra James puhkab, on päevad, kus Davis veel puhkab, olgu, et ta tuleb vigastus tagasi, on veel päevi, vaata, kus see puhkavad. Ja Lakersi jaoks, kui ma ütlen nagu põhihooaja lõiget, ma just räägin praegu põhihooajast, mitte nagu hooaja tervikust, ma räägin praegu põhihooajast, siis ma arvan, et Lakersi jaoks ei ole oluline, kas nad lõpetavad teisena või 3. Nende jaoks ei ole see suur nagu vahe, vaata. Isegi ma arvan 4. koht ei ole nagu nende jaoks väga suur kaotus. Ma arvan isegi, ma ei mõtle praegu, et milliseks, ma nagu ei ennusta otseselt, milliseks põhihooaja lõpus see jääb, aga ma panen tugevusgruppide järgi, kui minu jaoks Lakers on kõige tugevam meeskond liigas. Läänest tähendab, mitte liigas. Ma olen nõus Läänega. Ma olen sellega nõus, et kui ma peaksin valima Läänest ühe meeskonna, kes läheb edasi, see on Lakers. Aga põhihooaja lõikes ma ei pane neid top 2. Ma ei usu, et nad võib-olla võidavad põhihooaja, aga ma arvan, et nendele on täna sellel hooajal on ka väga tähtis seeding muidugi, et mitmedanda sa lähed play-offi tegelikult, et kui me räägime tipumeeskondadest, et keda sa teises ringis vältida tahad. Aga täna nagu on see, et ei ole, koduväljak ei oma nii suurt eelist, vaata, kui tavaliselt, et ma arvan, et seal on nagu argument, miks nagu Lakers võib lasta natukene ka, ütleme, jalga gaasipedaali pealt maha vaata. Et ei ole see, ma pakun, et kui siis pigem jää ikkagi tervise hoidmiseks enne kõike nagu. Okei, aga liigume edasi, kelle see number 8 pani, kohe Lakersi järgi siis. Ma arvan, et lääne parimad meeskonnad on mõlemad Los Angeleses see aasta. Et ma arvan, et Clippers on teine, kuigi mulle isiklikult nad absoluutselt ei sümpatiseeri erinevatel põhjustel, aga
vähe assiste on meeskonnas küll, pall ei liigu väga, selgelt on point guardi vaja, aga talenti on lihtsalt lademetes selles meeskonnas, et ma arvan, et puhtalt Kawhi, et no Paul George'il on ka muurust liiga tehtud natukene, et tegemist on ikkagi eliitmängumehega ja meil on 2 eliit 3&D playerit meeskonnas, kellest üks on Kawhi, korralik number rollimängijaid, eks ole, et ma usun, et nemad on, siin ongi Nuggetsiga keeruline minu jaoks näiteks seisukohta panna, võrrelda, eks ole, et mina võib-olla oleks tahtnud panna Nuggetsit number 2, aga samas nende hooaja alguse selline, mitte et Clippersil oleks väga hea run olnud, aga mulle tundus natuke, et Nuggets on võib-olla liiga palju ära andnud off-seasonil. Vaata paljudel meeskondadel ongi olnud see hooaja algus väga raske, kes mängisid eelmine aasta väga kaua, vaata kellel see hooaja off-season jäi väga lühikeseks, vaata, no Clippers mängis ikkagi nagu 1,5 nädalat, 2 nädalat natukene vähem, vaata, aga see on väga suur aeg, kui sul on kas 1,5 või 2 või 2,5 kuud, vaata, et samamoodi ma võin näiteks tuua Milwaukee näite teiselt poolt, vaata, kelle hooaja algus on olnud väga rabe, vaata, eelmine aasta mängiti nagu väga filigraanse põhihool. See võib olla üks põhjustest, aga ma ei usu, et see on kindlasti nagu põhiline põhjus. Ei saa öelda, sest Lakers Miami tegelikult samamoodi on olnud ja alguses nagu natukene kahvatum, kui me tegelikult eeldasime nagu Miami't, vaata, aga ma usun, Miami juurde me jõuame veel pikemalt ja seal veel lobisime, aga Lakers on tegelikult selles valguses väga hästi mänginud, kui aus olla, sest nemad ju mängid nende hooaega kestis sama kaua, isegi veel kauem kui tähistamine võttis oma aja kindlasti pärast et linnas ringi sõita nii, aga minu number 2 just läheb Clippersist natukene allapoole, Arizona poole ja mina panin oma number 8, ma panin küll selle põhjooa lõikes, ma panin Phoenix Sunsi number 8, ma arvan, et Denver on number 1 ja Phoenix on number 2, ma arvan selle hooaja, ütleme siis põhjooa lõpuks. Ja siin on puhtalt härra vanameistri teened, ma arvan, miks ma arvan, et tegemist on liiga parima playmakeriga, siin ei ole nagu kahtluski, kui sa vaatad meeskondi ja seda edu, isegi eelmise aasta Thunder, kus nad mängisid, uskumatu meeskonna, keda tegelikult peeti liiga üheks nõrgemaks. Okei, no ei saagi öelda nagu, ütleme üheks nõrgemaks. No nad läksid rebuildi eelmine aasta juba tegelikult ja jõudsid play-offi enda rebuildi esimese aasta. Et see, kuidas Chris Paul sinna jõudis, oligi siuke parast, ütleme siuke kerge tööõnnetus vaata, et neil nagu ei olnud hetkel paremat saada midagi ja võeti siis nii, nagu ta tuli. Gallinari mängis väga ilusa rolli selles tolle ajas, ütleme see eelmise aasta meeskonnas välja, mis oli nagu piisav, et jõuda play-offi. Mõned rukid. Jah. Ei saa salata, et ka nende rolli tegelikult oli piisavalt kandev, aga ma arvan, et tänane Phoenix Suns on piisavalt hea, et lõpetada põhjooaeg teisena. Ma ütlen, et nad jõuavad lääne finaali. Ma arvan, et pigem ei. Et on liiga noored. Ma arvan, et seal kui me nüüd Chris Pauli välja jätame, siis tegelikult üldine tuumik on ikkagi väga noor. Booker on ikkagi noor. Dario Saric, kellel on väga suur roll olnud, on ka ikkagi väga noor veel. Et Aiton muidugi. Lõiton on jah 20 peale, teised on juba 20 keskele tegelikult juba kergelt jõudmas, nii et aga nad aastaid kokku mängivad, ütleme Saarits küll natukene vähem vaata. Aitoni miinuseks räägitakse, et ta ei ole piisavalt agressiivne, et ta ei saa vaba viskeid, eks ole piisavalt ja nii edasi, et ta ei pushi piisavalt sisse ennast. Aiton on täna oma kolmandas aastas tegelikult oma karjääris ja kui sa vaatad puhtalt numbriliselt ja statistiliselt vaata ja olles ise igapäevaselt nagu fantasy's sees ja vaadates just nagu just pannes rõhku numbritele, siis Aitoni numbrid on langenud ja põhimõtteliselt igas kategoorias karjääri kõige kehvem aasta vaata. See võib olla natukene faktor Chris Paulis. Ma arvan, me tegelikult ju kõik eeldasime, et kui tuleb Chris Paul, me kõik mäletame, kuidas DeAndre Jordani numbrid tõusid, ütleme, Clint Capela, kellel oli juba väga hea playmaker, läks veel paremaks, kui tuli Chris Paul juurde ja nii edasi. Et selle pealt tegelikult nagu väga paljud just fantasy mängijad tegelikult arvasid, et Aiton teeb karjääri seasoni, vaata, et sealt tuleb nagu suurem roll. Agressiivsus nagu isiklik on selline kõige suurem küsimärk. Aga võib-olla ongi jah, kuidagi enese leidmine, mitte et see võikski jääda niimoodi. Ma arvan, et mille pealt nagu Sunsil on veel juurde panna. Täna me tegelikult nagu jooksvast tabelis leiame, et Suns on kas alles on nüüd tegelikult isegi natukene teen ülekohut neile, võib-olla üllatuslikud on kolmas vaata, aga ma arvan, et just Aitoni arvelt saab Suns juurde panna, vaata. Just on see, Aiton ongi see, mille arvelt nagu ma tõstan Sunsi natukene ettepoole kui Los Angelese meeskonnad põhjooaja lõikes. Ma arvan, et kokkuvõttes hooaja lõpus me leiame ikkagi ühe Los Angelese meeskonna top 2. Jah, ma arvan, et need on kollasemad koos Nuggetsiga tulles top 2. Ma arvan, et kordub eelmise aasta finaal. Ma arvan, et kordub eelmise aasta stsenaarium. Aga top 2 põhjooajal ma toon Sunsiga sinna sisse. Minu listis on Suns allpool. Mulle meeldis. Nii. Ka mitte järgmises muide veel. Ka mitte 3-4, kuhu me vist nüüd kohe jõuame.
liigume edasi, siis vaatame, Tier 2 siis, teine tugevusgrupp meil. Teine tugevusgrupp minul algab Nuggetsiga, kellest me oleme siin juba rääkinud pikalt. Jokic tõusnud MVP lederis esimesele kohale. Tõsi, nii on. Embiidi sellise eemalolekuga. Et arvad, et on aus koht, arvad, et võidab MVP ära see aasta? Ma puhtalt selle arvelt panustasin, et seal on juurde panna, kui ma arvan, et enamus meie kuulajad on ka tegelikult on näinud Jokicit ja kuidas ta mängib ja ma arvan, et seal on nagu nii palju juurde veel panna tegelikult. Just see, kui palju ta suudab nagu... Jokicil on juurde panna. Ma arvan, et seal on ja just nagu mitte nagu oma mänguliselt, vaid see on see mees, kes tegi 28 minutiga viimases mängus triple-double. Ma tean, et rekord on 17 eelmisest aastast. Kusjuures sellel õhtul pandi NBA rekord 6 triple-double'it kokku liiga peale mängudega, et siuke väike cool fakt, aga arvad, et Jokic MVP läderis õigustatult kas jääb esimeseks, kui Lakers lõpetab põhihooaja eespool Nuggetsist? Minu ennustuse järgi ei lõpeta, aga kui lõpetab Lakers ees, kas siis võidab LeBron MVP? Ma arvan, et on see aasta on LeBroni aasta siis, jah. Ma ei tahaks LeBroni maha kanda, kuigi ma tean, et ta ei ole veel nagu tegelikult, ütleme kas või nagu valikutes, puhtalt nagu MVP valikutes hetkel, ei ole tegelikult nagu isegi top 2 mitte vaata, me jõuame sinna, veel härra Lillardi vaata hiljem natukene, aga LeBron on väärinud tegelikult aastaid juba, kus on tegelikult saanud teised mehed on tegelikult saanud, ta on olnud pildis, tal võiks olla vähemalt rohkem võiks olla 7, 8, 10 vaata, ma leian, et see ei ole nagu võib-olla see on aeg-ajalt ka teistelt mängijatelt midagi äravõtmine, et me peaksime jällegi rääkima, et kui me räägime, et LeBron oleks väärinud tiitlit, siis me peaksime rääkima, millised mehed sellest ajavahemikust ei oleks pidanud MVP-d võitma. Kui me peaksime sinna panema Giannise, Curry, Hardeni, võib-olla Westbrook oleks võib-olla ainus, kellelt nagu niimoodi tänapäevase korvpalli mõistes oleks nagu mõistetav, et ta sai selle triple-double'ite tõttu, mis ei ole nii special enam lihtsalt. Puhtalt statistiliselt näitab, tollel ajal tegelikult tuleme tagasi Tandri juurde, anna andeks, oli alles 6, kui Westbrook võiti saada. See oligi triple-double'i narratiiv, et seda ei olnud ammu tehtud ja see oli nii amazing. Jah, et see vist on isegi S-aastal. Aga ma arvan, et LeBroni juurde tagasi tulles mees väärib MVP-d. Me näeme iga aasta on tegelikult oma satsiga tipus, kui nüüd jätta see Lakers S-aasta välja vaata, kus oli selline kohanemisaeg. Jah, ka see kohanemine, ei saanud, ütleme siis diili tehtud, ütleme otse välja, et jäi natuke tahatubadesse. Selle aasta LeBroni kaitsemäng versus selle aasta, ehk siis nagu LeBroni esimene Lakersi aasta kaitsemäng ja LeBroni praegune kaitsemäng on 2 täiesti erinevat asja. See on natukene võib-olla suunda natukene erinev, kui sa nagu esimene SL aastal vaatad kogu seda meeskonda, mis tal kõrval oli. Meeskonna kaitse on praegu suurepärane muidugi. Et ma arvan, et sealt tuleb nagu ka, seal on kõva nagu. Aga tulles minu tier 2 parima meeskonna juurde tagasi Nuggets, nendega näiteks see värk tahavad ju Aaron Gordonit endale treidida. Ei ole vist ainuke koht, kes Gordonit tahab. Gordonil on veel tahtjaid selles suhtes, aga Nuggetsil on ruumi, palgaruumi on anda ja Aaron Gordonil pidavat olema pool ja mingid pikid. Kas tõesti nii vähe? Kuigi väga üllatavalt, kui sa võtad, Orlandos on juba üks big boys, vaata, et me räägime siin, kellel tegelikult nagu võiks olla väga suur potentsiaal. Orlandos on tegelikult mitu pikka poissi isegi. Ma ütlen just nooremaid poisse, vaata, et võetud just paar aastat tagasi isegi nagu top 5 vaata draftina, et see on nagu väga üllatav tegelikult, kui nad võtaks omale Bol-Bolli juurde, kuigi Bol-Boll ei mängi päris viite, vaata, aga Bol-Boll on kindel 4 selles suhtes, et selline kindel 4. Orlandol tegelikult pealt natuke kiiremalt Gordoni miks nagu Orlando üldse võiks tahta vaata ära treida, neil oleks tegelikult vaja võib-olla rohkem playmakerit, ma ei näe tegelikult keda väga nagu... Ma arvan, et Orlando võib otsida ka parimat võimalikku lahendust turult, et nad ei otsi praegu enda meeskonna ülesehitamiseks küll midagi, vaid pigem asseteid, mida liigutada siis kas pikkide või siis vajaliku asja vastu, mida kunagi vaja on, eks ole, asja vastu, ma räägin inimesest, päris ei saa öelda, aga ikkagi, et vajaliku vidina jaoks masinavärgis, ütleme nii siis. Kuigi jah, Orlando vist on juba maha kandnud kergelt oma selle hooja. Selle hooja võimalused on ausalt ja põhjusega maha kantud, ma usun. Et ma usun, et me näeme veel siin päevade jooksul Gordoni treidi. Kas nüüd Nuggetsisse, ma oleks natukene skeptiline. Nad üritavad vähemalt, et neil on vaja sinna natukene polsterdust juurde.
olen osaliselt nõus suga, teisalt jälle võib-olla mitte nii väga, vaata. Neil on tegelikult olemas Michael Porter, kes mängib viimased mängud väga hästi, vaata. Offensive side on väga hea, aga selle mehe kaitse ei ole hea, et me ei räägi isegi puhtalt one-on-one kaitsest, aga ikkagi meeskonna kaitse. No tal on piisavalt nagu piisavalt suured, ütleme siis parameetrid, vaata, mille pealt tegelikult nagu arendada oma kaitset, vaata. Ja ma olen natukene nõus, et võib-olla selline Nuggetsi selle aasta meeskondlik kaitse, andes ära Grandi, kes on nagu suhteliselt hea, vaata, kaitse ja andes ära tegelikult Miles Plumlee, kes on ka suhteliselt hea kaitse. Beasley, ütleme, oli viisakas, aga selle asemel nagu lisades omale nagu Michael Porteri, nad on tegelikult kaitses natuke tagasi andnud. Et olekski vaja, mitte et Aaron Gordon nüüd mingi defensive powerhouse oleks, aga ma arvan, et Michael Porterist on tegemist parema kaitsega ikkagi. Jah, osaliselt kindlasti. Mitte, ma ei välistaks, et Gordon tuleks, ma pigem isegi tegelikult välistan, ütleme niipidi isegi. Ma arvan, et Gordoni tulek ei mõjuta väga Michaeli mänguaega. Ma arvan, et nad väga ei mõjuta. Aus, jah? Ma arvan, et pigem kõige suurem kannataja nendest on ma arvan, et isegi Morris võib-olla kannataks kõige rohkem vaata puhtalt. No Morris alustaks ikkagi praegu, nagu ma arusen, kui ta terve oleks, ta alustaks praegu shooting guardi peal. Jah, sest et Will Barton mängib täna number 3, vaata, ütleme siin suhtes tihti ja Will on väga hästi mänginud, vaata. Et julgen öelda, ma arvan, et tänu temale ma näen tegelikult, kui üldse nagu peaks tooma nagu siis selle pointi, miks ma näen, et Nuggets võiks domineerida selle aasta nagu lääne tabelis ongi Will Barton tegelikult, mitte Jokic niivõrd ise, sest Jokic'i headust me tegelikult kõik teame, aga mille pealt oli just juurde panna on see, et Michael Porter mängib väga hästi täna, Will Barton mängib väga hästi täna, vaata, ja viimasel ajal on natukene Murray, pole tegelikult veel sõnagi isegi rääkinud Murrayst täna. Et Murray pealt on juurde panna. Tal on viimasel ajal ka head mängud olnud juba ja ma arvan, et ta vaikselt ka leiab enda vormi jälle, et tegemist on sellise alahinnatud point guardiga ikkagi tegelikult. Jah, kui me eelmise aasta tegelikult mulli vaatasime ja mõtleme tagasi, vaata, milline suur match-up oli Donovan Mitchelliga, vaata, kelle juurde ka kindlasti veel jõuame hiljem tagasi, siis ma arvan, et kõik peavad nagu Murrayt oluliselt paremaks mängijaks, kui täna isegi tegelikult statistiliselt väljendab vaata ennast. No tal oli Bubble'is väga hea stretch ka, et sellega peab arvestama, et me väga ei oota, et ta nüüd igapäevaselt seda kordaks, et ta paneb 45-50 sanga mängus igapäevaselt. Aga me teame, et seal on potentsiaal olemas tegelikult seda vaata, et me seda nagu, me ei saa nagu seda välistada. Kes on sinu kolmas? Mina tegin kolmandaks tegelikult Lakersi ja ma tegin kolmandaks ta nagu Põhjoo Lakers. Ma tegelikult ütlen, et ta on kindlasti top 2 meeskond läänes. Ma seda, on raske vaielda selle vastu. Kui sul on olemas Davis ja sul on olemas LeBron pluss muud piitsid, vaata, kes võib-olla isegi Pope, kedest me rääkinud vaata piisavalt palju. Et väga selline, ei saa nüüd öelda underrated mängija, vaata, aga piisavalt võib-olla nagu tähelepanuta jäänud. Ma tahaks öelda, et adekvaatselt rated mängija. Jah, ütleme, Kuzma, Schröder, kõik on tegelikult nagu oma mingis karjääri hetkes natukene nagu underrated olnud, vaata. Ma arvan, et Schröder pole kunagi saanudki nagu siukest head kiitust kuskil mängides. See on huvitav küsimus ka, et ta tahab raha saada nüüd ka, et peaks tal kontraktier olema, kui ma ei eksi Schröderil. Ma võin selle vaata, Lakersil on niikuinii raha tegema suhteliselt kehva. See ongi see, et kuidas nüüd jätkatakse selle olukorra pealt, et muidugi kas ühe aasta Schröder võtta, et tiitlit saada? Et aastaks veel siis nagu pikendada tema lepingut. No suvel on ta vist vaba agent, tänane 15,5 miljonile. Ta tahab ilmselt suurt lepingut saada, ma ei usu, et ta tahab aastast lepingut, ma arvan, et ta tahab pikemat saada. Ja arvestades tema vanust küll, jah, et pigem ma arvan, et ta eeldaks saada ta kuskil 4-5 aastat, ma arvan, ära saada, et see on see raha teenimise koht tema jaoks praegu. 4 aastane sinna 100 ringi kuskil tegelikult oleks nagu tema eeldus. Kui ta tahab nagu tiitlid jahtima jääda, siis tänane 15 miljoni leping, ma usun, et ta võib-olla liidetakse, kui täna võidetakse, siis ma arvan, et Lakersil ei oleks küsimus maksta 3 aasta eest, ütleme 70-80, sinna vahele, natukene minna sellest käpist üle, natukene võtta, vaata, ütleme siis valuraha maksmist selle arvelt, et saaks nagu jääda. Schröderil on selline piisavalt tähtis roll, et sellist käppi kinni panna. Ma tahaks öelda, et on tegelikult, ta on väga hea mängija. Jah, ta on nagu raske vaata võrrelda, vaata, kui sul on olemas selline nagu palliga domineeri mängija, nagu James on meeskonnas, siis on iga, ma arvan, playmakeri nagu roll. Kuigi Schröder on selline väga erinevat tüüpi mängija, või siis mängujuht, nagu LeBron on, aga ma siiski leian, et tal on piisavalt nagu tähtis roll selles Lakersis, nagu Kuzmal tegelikult, kes on saanud, ütleme ka kohati väga, väga palju kriitikat, vaata. Aga ma leian, et kõige kergemini asendatav võib-olla tükk on selles pusles isegi vast äkki Marc Gasol.
ma leian, kui sa võtad nagu kogu, kuigi sul oli järgmise aastaks leping olemas vaata ja ta ei maksa väga palju. Et selline nagu alla 3 miljonine veteran leping, ma arvan, et on väga taskukohane, ma arvan, igale sellisele tiitlit nõudvale. Tema kontenderile ikkagi väga hea leping. Kindlasti on väga hea locker room mehega tegemist, vaata, et keda on vaja igasse tiimi, vaata. Ma ei tahaks just Rooni rolli suuga mitte nagu alandada, aga ma usun, et jah. Et Lakers sinul kolmas. Järgmine aasta, jah, Lakers on minu kolmas aasta. Järgmine aasta tegelikult on ka veel olemas Kuzma, veel aasta 2 aastas leping on veel Kuzma tegelikult neil olemas, vaata. 3. aasta vist player optioniga, aga Davis ja James võtavad sealt suured rahad, vaata, nii et need 2 peale läheb seal ligi 70-80 miljonit, vaata, järgmine aasta ka. Et on suhteliselt keeruline tegelikult ehitada. Ja maksta veel Schröderile, kes on avalikult välja öelnud, et ta tahaks küll pikendada lepingut, aga ta tahab, et see leping oleks õiglase väärtusega tema jaoks. Ja, on suhteliselt muidugi raske öelda, mis nagu, millist rolli tema nagu näeb endas sellest. Ju ta ennast kehvaks mängijaks ei pea, ma arvan. Pigem mitte. Statistika näitab, et ei ole tegemist kõige kehvema mängiga just liigas, nii et on soliidne, viisakas. Kes on sinu 4? 4 on täna tabeliliider minu jaoks. Ma arvan, et seal tuleb kergelt tagasilööke. Jazz ei suuda kanda oma sellist tänast võidukat ranni, kui niimoodi võib seda siis kutsuda, et mis nad on täna teinud. Natuke on märke mahajahtumisest. Ei tahtnud kellegi peal näpuga näidata ja ei näitagi. Aga meeskonna see kliima ei ole päris see, mis oli, võib-olla sisekliima on jäänud, vaata, aga just mõtlen nagu mängulist ülesehitust ja kui teinekord ei vise ei kuku, siis on nagu raske leida seda teist käiku, mille pealt tulla. Et on küll Rudy Gobert, Donovan Mitchell, isegi MVP reisis on top 15 sees, mis ei oleks võib-olla kõige üllatavam, arvestades nagu meeste rolli. Võib-olla Rudy roll on võib-olla, et ta oleks nagu nii kõrgel, et ta on siis nagu MVP reisis sees. See ei ole nagu üllatav ainult sellepärast, et nad on praeguse seisuga lääne standingutes esimesed, et nad top 15 on, et kuidas sa ei nimeta mängijaid, kes on siis oma meeskonna staarid, eks ole, kes on väidetavalt siis liiga parima rekordiga ja sa pead panema MVP reisi. Kui nad ei oleks esimesed, ei oleks mitte kumbki neist top 15, see on ainult selle pärast, ma usun. Ma ei tahaks Donovani rolli alahinnata, on ju tegelikult meeskonna. Donovan ei ole nüüd nii kehva, aga ta ei ole top 15 MVP reisis nagu minu hinnangul. Ja on tegelikult ju seal, on seal tegelikult reisis olemas mängijaid, kes on temast meeskondlikult madalamalt positsioonil. Mitte see ainult, ütleme kas või mitte Donovanis, ütleme tervikuna, aga on MVP reisis sees meeskondi, kes ei ole isegi play-off pildis täna, vaata. Ja seedatavasti vist ei jõua play-offi, vaata, et on ka tegelikult olemas Donovanis kõrgemal, vaata. Et jah, selles mõttes, et see MVP reis on selline kohati meedia mõjust ja kogu sellisest nagu mängija, ütleme siis nagu isegi sellisest nagu off-courti tegemistest nagu mõjutatud, vaata, et ei ole nagu ainult see, et mängija on väga tubli platsi peal, vaata, aga hästi palju tegelikult mõjutabki just see, kuidas nagu mängija tervik image on, vaata, ja kogu selline nagu Ameerika kultuuri selline müümisoskus, enesemüügioskus, vaata, ja kõik see tegelikult mängib natukene rolli, mitte küll kõige olulisemat, vaata, aga siiski on see nagu olemas ja väikse marketi meeskonna nagu Utah Jazz on, vaata. Ma arvan, et on väga raske leida MVP väärist mängijat, kuigi on olnud kunagi sellised mängumehed Utah Jazzis. Kunagi on olnud. et selles mõttes ei saa nagu välistada. Ja tollel aastal, ma nüüd tulebki kerge Viktoriini küsimus, mis aastal võitis Jazz viimati oma ainukese põhihooaja? Tahaks guugeldada, aga ma pakun, et 80. Ei mõtlesin kerge vihki ka. Tõesti oli Maloney ja Stockton, aga natukene hilisemad ajad. Pane veel natukene juurde aastaid. 90. No 90-ndate lõpus, jah. Kui Jazz jõudis mitmel aastal finaali järjest, kaotati küll ühel teisele vist. Kas praegune Jazz on parem kui Stocktoni Maloney Jazz? Meil on kaart frontcourt. Meil on suhteliselt nagu sarnane isegi enne meeskonna selline ülesehitus, aga ma arvan, et tänane Stocktoni, Jazz... kuigi nende rollid on kindlasti väga erinevad selles suhtes. Ma olen nõus, jah. Ja Stockton võib-olla üldse tänases nagu NBA-s väga raske võib-olla võrrelda kellegagi. Aga Jazz 4 kindlasti tekitab natuke poleemikat. Minu puhul isegi nagu ei ole seal, et ma isiklikult ka ei usu väga Jazzi. Et ma arvan, et nende lagi on juba ära olnud ja meeskonna sisekliima on väga kerge, on seda hea on hoida, kui meeskond võidab järjest. Hästi lihtne vaadata tegelikult seda, kuidas mängupildis Rudy Gobert muutub. Et kui meeskonnal ei ole hea päev, et temas ei ole nagu liidrid, kes suudab, ütleme, no ma ei taha nagu tuua Embiidilikult või Jokicilikult, vaata, aga need on nagu selle meeskonna vaimne liider tundub olevat seal Ingles näiteks. Kustus jah,
Jah, ei ole üldse nagu... Et mis nüüd ei ole võib-olla kõige halvem variant, aga meeskonna ikkagi liider peaks olema selgelt meeskonna parim mängija tavaliselt, et see, kes veab, et see on see, mida heidetakse just ette paljudele superstaaridele. Ingles Ossimeidina, ma arvan, ta on väga lahe kuju, ma arvan, et ta on nagu lokkerruumis on ta väga pull. Collis pole tegelikult öelnud sõnagi, neil on ka olemas kolmas All-Star, vaata. Et Colli roll on olnud tegelikult tänases. All-Star on ka selline, et Fakt on fakt, ei saa sellest taganeda. Nii on, jah. aga selles mõttes, et Collis tegelikult ei rääkingi sõnagi veel, aga ma usun, et Collil on piisavalt kandev roll, tal ei ole võib-olla selline roll, nagu ta oli aastate eest, vaata Memphises, kus me kõik teda mäletame, mille, kui ta oleks võinud olla MVP või mitte MVP, aga All-Star, ja kui ta ei olnud. Jah, et aga selle pealt edasi liikudes, siis ma arvan, et Colli ei tohiks olla nagu, tema rolli ei tohiks alahinnata, aga ta ei tohiks olla nagu piisavalt suur roll, et ma näeksin, et nad tõuseksid nagu top 3. Et ma arvan, et Jazzi lagi täna on top 4. Ma pigem arvan, et nad võivad allapoole kukkuda. On veel üks Lakersi klubi, keda mina veel ei pannud oma toppi, vaata. Kes ma arvan, kindlasti väga suuri probleeme tekitada. Ma arvan, et on Nuggets, on Phoenix, on Lakers ja on Jazz. Ma arvan, OL lõpuks. Põhjooel lõpuks, vaata. Mina ei pane Jazzi top 4 ja seletan võib-olla veel veidike aja pärast, kui jõuame. Lõpeta enda 4 ka ära. Blazers. Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers, okei. Lillard MVP tabelis teisel kohal Jokic'i selja taga. Jälle hiljuti siin on võidud kirjas, viimane run on, kui ma ei eksi, siis jah. No läheb paremaks. Väga palju on juba mänge võidetud järjest. McCollum tuli tagasi 32 punkti kohe. Olid enne ka 2 mängu, kus ta viskas 10 ligidele, vaata. Nüüd on tagasi. Aga läheb paremaks. Ma ei ütle, et see on hea, võib-olla meeskonna kogu sellisele runile. Toome just tagasi Colli näite, vaata, kus Colli tuli tagasi Utah Jazzi rivistusse ja Utah Jazzil tegelikult läks alla mänge. Eks korra kohanemine võtab ikka aega, aga ma arvan, et sellise mängija lisamine nagu McCollum, kes on muide, Colli ei ole ka igipõline Jazzi mees, et McCollum on ikkagi igipõline Portlandi mees ja kogu aeg seal mängin ja ma arvan, tema lisandumine midagi sellist uut otseselt ei too, et nüüd mingi aeg väljas oli, et meeskond nüüd ei oska ilma temata absoluutselt mängida, et tema rolli täitsid ikkagi seal Gary Trent ja teised mehed. Pigem. Et sellega ma tegelikult olen nõus küll. Nurkic ka nädal 1,5 veel väljas. Et sellega ma olen nõus, et Terry Slot on leidnud tegelikult sellise roster, kes on käima läinud. Nad on omavahel pikalt ka kokku mänginud varem, et Nurk tuleb ka juurde, et Nurk on ka ikkagi seal juba päris kaua mänginud, et ma ei usu, et nende lisandumine on, nagu nad oleks võtnud endale uue mängija kohe automaatselt. No Covingtoni tegelikult liitus, ma arvan, et Covingtoni hooaja algus oli suhteliselt nagu... Oli ka kohutav, oli halb, jah. Halb võib öelda isegi. Ma arvan, et Portlandi nagu tõusu on ka siukse Covingtoni isikliku, ütleme siis nagu, mitte ainult statistikast lähtud, aga kogu tegelikult mängupildid ja üks liiga parimaid kaitseid. Aastaid tegelikult juba olnud, ja see vist ei ole kellegi jaoks väga suur üllatus olnud, et juba Philadelphia päevadelt vaatan. Trade juttu veidikene, Lamarcus Aldridge või no mis trade sain juttu, mis iganes, et Lamarcus arvad, et... Ta on ise välja öelnud kunagi kõva häälega, et tahab olla mustas-punases särgis lõpetada siis oma mustas-punases, mitte mustas-valgis, mustas-punases särgis oma karjääri. Ma usun, et tema vanus lubab, kas ta just see aasta lõpetab? Ei, ma ei usu, et ta see aasta lõpetab, ma arvan, et tal on mootoris küll veel, aga ma arvan, et ta annab endast parimat Blazeri sisse tagasi saada. Ja kui me võtame sama meeskonna lisame sinna Lamarcus Aldridge'i, kes kindlasti veel ei ole washed up, väga korralik mängumees, väga kõva mid-range. Ma ei näe põhjust, et Blazers peaks olema allpool Jazzist, kui ma vaatan seda line-upi, ma vaatan viimase aja vormi. Ma eeldan ka, et Jazzi edu, see, et nad esimesed on väga paljude heade asjade kokkulangevus. Et neil on mehed olnud terved, eks ole, nad võitsid mänge, meeskonna sisekliima paranes, vahepeal olid väga palju tugevaid vastaseid järjest, sattus sellel ajale täpselt, kus meeskonnal oli vormikõver oli väga hea, sealt Clarkson oli täiesti God mode'is vahepeal. Et ma arvan, et need head asjad jooksid Jazzi jaoks üsna hästi kokku ja tänu sellele et see tabeliseis ei peegelda seda, kui head meeskonnad tegelikult on, et sellepärast Jazz ei olegi top 4 ja ma arvan, et Blazers on parem. Aga sellepärast me loomegi täna see tabeli, kus me tegelikult reaalselt vaatamegi oma pilgurgi, kus keegi meeskond peaks asuma vaata. Minu arust ongi Blazers 4 ja ma ei saa neid allapoole panna. Ma paneks, minu jaoks järgmine ka ei ole isegi Jazz tegelikult. Ma tahaks Sunsi ettepoole panna veel. Ja siis tuleb alles minu nime kirjas. Võib-olla Blazersi juures ma tooks veel ühe nime veel, võib-olla härra Carmelo Anthony, et kuidas sa nagu tema rolli täna näed üldse? Ma just väga solid on olnud. Ma tean, kuidas ta nagu siiamaani on olnud, vaata, ma arvan, et enamus nagu on väga üllatunud olnud, et tema nagu rollt on nii suur olnud, vaata, just see Blazersis. Aga kui just tuleb juurde Aldridge
ja kuidas sa näed, et Carmelo roll võiks siis olla, sest nad suhtel, ma ei taha öelda, et nad mängivad sama positsiooni, vaata. Neil on väga sarnane roll. Koos mängida, just rolli jaotusest, mind just see. Aldridge ei ole ka kaitses just kõige superstaarim mees, aga ta ei ole kehva. Melo on kehva. Melo positsioneerimine ja kõik selline, ta ei ole kunagi olnud nüüd suurem asi kaitsemängija, eks ole, et ma arvan, et ma ei kujuta ette, esiteks, kui Lamarcus tõesti jõuab sinna, siis Melo roll kindlasti väheneb selles meeskonnas, aga praegu Melo on seda auku täitnud väga hästi. Kuigi Aldris, ütleme sellise sekundaarse tsentrina võiks ju mängida. Jah, small balli. Jah, kui palju vaata, nad üldse tegelikult tahaks. Kui nurk istub või, ma arvan, et nad leiavad võimaluse. Kuigi Dennis Slot on öelnud, et nurgil ei pea ennast tõestama, esimene päev, kui ta on terve, on ta kohe line-upis tagasi, vaata, et ei ole treeningute asi taga, vaata, et nagu mees kannatab, on mees platsi peal tagasi, vaata. Aga nii ongi, ta ongi ennast tõestanud. Ma usun, et sealt ei tule suuri minuteid. Ma arvan, et üle 20 me ei näe nurgi esimese paari nädala jooksul kindlasti mitte. Sama usun ka, et tegelikult nagu Aldridge'i roll jääb kuskil 20 kanti vaata minutites, vaata, et ta pigem võib-olla ongi selline, ma ei taha öelda, et ta võib-olla isegi pingi peale pannakse. Ma isegi näen, et ta võiks olla isegi roll isegi starting line-upis. Kuigi täna jookseb Portland piisavalt hästi, vaata, et praegu jookseb, eks need võidud on tulnud ka siin Dame'i imemängudest ja kõigest muust, aga ülejäänud meeskond käibki ja MVP reisist top 2 ja auga välja teenitud. Ma arvan, et ta ei lõpeta seal, et praegu see ongi see ajutine run'i küsimus ja kõik teistel on kehvemini läinud, Embiid siin põlved läksid, põlv tähendab läks ja et tänu sellele on ta seal teine, et ta lõpetab, ma arvan, kuskil top 5-6 piirimaili MVP reisis, aga igati tubli. Ma julgen öelda 6, kui tahaks. Ma ütleks Jokic on esimene, ma ei saa sellest siis ütleme teiseks ma paneksin ikkagi, ma arvan, et James jääb teise. LeBron James või siis James Harden. Ma arvan, et Jokic on see, kes vääriks, ma arvan, et James saab. Et see on nagu LeBron James või James Harden? Ei, ma räägin ikkagi LeBronist. Harden on tubli poiss, me jõuame ida juurde, ma tulen sinna pika jutuga tagasi ja ma arvan, jõuame. Harden tõuseb kindlasti MVP-le, siis me selles mõttes kellegil pole kahtlust, Hardeni rolli on kõik näinud, kuidas meeskond mängib, kõik teavad selles mõttes vaata teise pool. Meil oli kehvem mäng jälle, Magicule läks. Tuleb vahele, kõigil tuleb vahele. Aga nii, see selleks. Blazersist jäime siin jutustama korra. Just nagu Lillardi juurde tagasi tulles, et siis ma näen, et Lillard lõpetab, ma arvan, MVP-le siis kuskil 5-6, vaata, et on olemas Giannis, on olemas Embiid, kes on olemas Harden on 4-5, Giannis, Embiid, James, Jokic ja siis on Lillard minu silmis vaata. Palju on veel minna ka selles suhtes, et palju võib meil muutuda, aga see tundub väga aus pakkumine. Et kui nüüd just ega tegelikult ju Blazers palju maas ei ole, seal on 5 võitu on vahet. Täpselt. Mängid on veel tegelikult palju. Ja üle 3 hooajast on veel minna vaata enne. Et selles mõttes tehakse siin 2-3 ilusat runni vaata 10 lähedale võitudega ja ei ole välistatud, et tabelis veel kõrgemal ollakse tegelikult, kui nagu sinul pakutud. Just. Top 4 isegi. Ma ütlen ausalt, et minu nägemus Blazersist ei olnud nii hea. Ja ma liigungi siit edasi kohe järgmises tugevusgruppi, kus siis on ütleme 5-8 ja Blazersi ma asetasin sinna 5-8 pingerea keskele. Pigem siin üles pole keskele, aga keskele. Et järgmine tiim, kes ma räägin, on alles Clippers ja siis ma jõuan Blazersi sinna. Et minu tugevusega ma panin Clippersi 5. Ma näen, et meeskondadel, kes hetkel on nagu minu silmis kõrgemal, neil on lihtsalt hetke run on nii palju parem ja kuidagi siuke meeskonna vibe on parem. Ma näen, et Nuggets, Phoenix, Lakers ja Jazz, isegi Jazziga vahe on tegelikult juba päris suur, vaata, et selles mõttes 4 võitu, minna on küll palju, vaata, et 4 võitu on ikkagi arvestades hetke vormi, kus tegelikult Clippers kaotab peaaegu üle 1 mängu, vaata, ja ei ole nii väga muljet avalda, vaata, kui nagu võiks olla. Ma tahaks natukene rõhutada nende nõrka võib-olla just siukest playmakeri positsiooni. Aga ongi, et neil palli liigu, et 22,8 söötu viimases 7 mängus väga kehva. Et see on terve meeskonna peale anda 23 söötu. See muidugi, ma ei saa küll öelda, et sa mängid hästi palju sükest isopooli, vaata, kus on 2 staari mängitakse. Kawhi, Paul George, kõik isomängijad. Tegelikult suhteliselt kadunud juba. Kui ta vahepeal juba hakkas tulema siin enne All-Star, et Lou Williams juba tegelikult nagu mängis väga kenasti, vaata, ja juba hakkas tagasi juba võib-olla sellise, tema aasta, et ma arvan, et seal on motivatsiooni küsimust ka väga palju, et need trade jutud ja ta on väga emotsionaalne mees, see on muidugi täiesti mu puusalt pakkumine. Ta olen kuulnud, mis tema ta lubas üldse karjääri lõpetada,
nagu ta ära tehitaks, nii et vaatab, et kas ta siis, kas seda siis juhtub või mitte, vaata, seal võib-olla Clippersi jaoks, ma ei tea, kui palju üleüldse oleks nagu väärtust, vaata, kes on minu jaoks nagu tegelikult Clippersi rostris kõige suurem, ütleme selline pettumus on Luke Kennard olnud. Võib-olla see ei ole siuke tavakuulajal vaatel, ei ole võib-olla siuke tuntud nimi, aga ta sai suure lepingu. Jah, arvestades kui suur leping, kui pikk leping tuli, vaata, tuli poisile, kes nagu toodi tegelikult üle, ütleme põhimõtteliselt just nagu suur lepingu. Ma uskusin teda, kui ta Pistonsis oli muide, ma võtsin mõned ta kaardid ligi ja mulle täitsa meeldis, väga sümpaatne mees, aga ei ole, temast oodati nagu siukest samamoodi, Clay Thompson hästi hea nimi, mida üles visata, kui tahad sellist korralikku 3&D shooterit saada, et aga ta ei ole ikkagi absoluutselt õigustanud seda raha, mida temast makstakse. Viimased nädalad peale All-Star tegelikult natukene selline jälle pilti tõusnud, vaata. Aga see on ka esimest korda. 12 punkti viskad ühes mängus, siis ei ole suurem asi pilti tõusmine, kui sulle makstakse. Natukene rohkem. Sa võiks punkte visata rohkem, kui palju sa miljoneid saad aastas. See võiks olla selline... No ma tahaks näha, kui James Harden viskab üle 40 punkti average, aga võib-olla me kunagi näeme seda. Me ei olnud väga kaugel ju. No, superstaaridest räägime, siis seal on muud asjad juurde, aga ütleme sinna üle keskmise rollimängijatest, siis kes saavad siin 15-16 miljonit aastas näiteks. Clippers on muidugi väga kõrgel üleüldse, nende palgamaht on tegelikult väga suur, vaata. Nad on juba, nad on kõvasti üle juba. No see oli veidi segadust tekitav lüke, kui aus olla nii palju, kui ma lugenud olen, siis kõigi jaoks. Jah, suhteliselt. On inimesi, kes üritavad seda küll õigustada, aga ma ei ole näinud väga ratsionaalset seletust sellele, miks nii palju raha visati tema suunas, aga ju nähti meeletut potentsiaali. Võeti trendiga sisse ja tal tegelikult see suur rahad hakkab kaaestuma järgmine aasta, vaata. Et ta tänavu teenib 5 miljonit, vaata, ta on oma selle rookie-lepingu veel sees, vaata. Aga järgmist aastast, jah, plaan ongi äkki 13-15 miljonit vaata ja 5. aastal või 4. aastal, ehk siis 4. lepingu aasta, 4. aastal veel 15 miljonit player optioniga vaata, mis on nagu suhteliselt palju on see sõna, mida sa ütlesid. Jah. Et nii ta on, vaata. Et jah, kuigi jah, 4. aasta tiim oli, vaatasin just järgi, on tegelikult team option, vaata. Ma kardan, et... Tahaks Clippersist midagi positiivset ka öelda, et mina panin need teisele kohale ikkagi, et ma ei alahindaks Kawhi'd, ma ei alahindaks Paul George, ma arvan, et 5. koht teeb liiga, 3-4 nad peavad olema puhtalt talendi pealt, kes on meeskonnas. Jah, aga minu nagu tabeli on ka puhtalt loodud, ütleme sellise põhijooaja, ütleme siis põhijooaja argumentidel ja kuidas nad lõpetavad. Ma arvan, et nad lõpetab põhijooja 5. Kui ma toon nende kolmesid panevad 42%. Väga muljetavada, ma ei saa midagi öelda. Meeskonnana. Ja suured staarid viskavad 300, vaatan, et see on nagu, see on argument, see on õnnetusi on nagu juhtunud, ma arvan, ja see meeskond ei ole, selle meeskonna sisekliima ei ole alati olnud kõige parem tegelikult, et aga ma ei saa neid allapoole panna teisest kohast, kui ma lihtsalt vaatan paberil seda meeskonda puhtalt ja tegelikult kui ma ka mõnda mängu vaatan siin Mavericksi vastu, tegid korralikud runnid, Clippers on kõva meeskond. Et väga Kawhi, kui on enda moodis. 5 on okei, aga Clippersi jaoks ma arvan natuke liiga teed. No nad on, ma ei taha öelda, et nad jäävad playoffis, ütleme top 4 välja. Ma arvan, et seal on sellist just, play-offi kogemus, seal on play-offi sellist tahet ja just seda nagu play-offis enese peale võtmist, vaata. Et võib-olla nii mõneski teises meeskonnas, toon just tegelikult esil Nuggetsit, vaata, võib-olla siin kool, ei ole võib-olla sellist, sellest Jokicist ma ei taha midagi ära võtta, on oluliselt nagu suuremat rolli just nagu kandnud ka selles kohas, vaata, kus ta nagu, aga kui ma just paneksin, ütleme, nad kokku poolfinaalis, et koha peale Lääne konverentsi finaali vaata, siis ma võib-olla isegi tõstaksin Clippersi kõrgemale, nähes neid, et kui palju neil on tegelikult nagu just individuaalset nagu meisterlikkust ja individuaalset taset vaata, et seal on nagu käike rohkem, ma leian vaata, mille pealt nagu juurde tulla. Minu 5 on Suns. Liigume sinu 5 oli Clippers, minu 5 on Suns. ja kus huvitaval kombel minu Suns on teine. Siuke väike swap. Aga Sunsi kohta siin rääkinud oleme juba, ma arvan, et 5 on väga aus, et talenti on piisavalt, aga meeskond on noor, see Leitoni agressiivsusest ja võib-olla veidike puudu. No võib-olla lihtsalt ei ole meeskond veel Chris Pauli kogemus on nagu miski, mis kindlasti annab juurde, aga meeskonnad on vaja võib-olla küpsem olla. Jake Crowder on muide väga hea olnud nimi, keda me enne ei maininud, korra jäi meelde, et Mika Bridges ei saa midagi ära võtta. Cameron Johnson tegelikult on väga solidselt mänginud, vaata. Sunsi fännidel on huvitavad ajad ees, meeskond on noor ikkagi ja juba praegu mängitakse väga hästi. Kuidas sa näed Chris Pauli rolli? Maha ei kannaks ma ühtegi meeskonda, kus Chris Paul mängib. Küsin sellise huvitav küsimuse. Chris Paulil on player option järgmiseks aastaks. Täna teenib ta 41, järgmine aasta 44 miljonit. Kas Chris Paul võtab? Oleneb sellest, kuidas läheb, ma arvan. Kui ta loobub enda player optionist, siis on nagu
no see on palju raha, mida lauale jätta, aga ta saaks tõenäoliselt mingi contenderi eest mängida väga tähtsaid minuteid, ükskõik mis lepinguga siis. Oota, mis ongi temaks olulisem huvitav? Tõenäoliselt selles karjääripunktis võiks nagu olla, eks ole, aga samas võib-olla ta näeb Sunsil ka võimalust ja võib-olla ta näeb Sunsiga võimalust see tiitel ära võtta tegelikult. Et ei ole, ma ei ütle, et see võimatu on, et minu nimekirjas 5., et sinu nimekirjas 2. kohal, et see on top meeskond ikkagi. Jah, on. Et see mõttes, et jah, siin võib olla puhtalt mõne lõpuminuti heitluses võib asi olla kinni, kes läheb üles, kes läheb koju. Et kunagi ei tea, aga Chris Paulil võib-olla on veel, ütleme siis hüljates selle aasta 44. player option termiseks aastaks, võib-olla ta läheb veel noolima 3-aastast, 4-aastast lepingut. Ma arvan, et oleme palju maha kandnud tema roll ei olegi võib-olla selline, kus sa pead olema niivõrd agressiivne ja tema mängustiil tegelikult ei ole nagu ehitatud üles tegelikult puhtalt nagu füüsilistele nagu oskustele ja võimektele vaatan, et ma arvan, et Chris Paul kestab veel aastaid, et kui ta hüljaks oma 44 ja võtaks üles, ütleme, sellise 3-aastase 75, ma arvan, et see oleks nagu win nii Sunsile kui ka, miks ma just räägingi, et ta võiks Sunsiga isegi võib-olla oma tuleku sidudata. Aga no, et see ongi selline, et kui ta juba Sunsiga seoks, eks ole, siis ma arvan, et ta võtaks player optioni ja siis prooviks. Samas siis ta võib-olla ei saaks enam lepingut mujalt. Aga noh, eks me elame, näeme, ütleme nii, et Suns see aasta minu jaoks 5. koht, selline okei, väga hea tulemus, ma ei häbeneks Sunsi fännina küll midagi ja otseselt nagu midagi halba see ei ole. Minu 6. Utah Jazz, liiga liider. See on tegelikult nagu... Väga tuline vestlus oli meil siin mõned päevad tagasi töökaaslastega sellel teemal. Olid ka sina seal vestluses sees, et ei oldud minu arvamuse fännid, kui ma suutsin nimetada ja enda selgitada ära, miks on 4 meeskonda minu arust paremad kui Jazz praegusel hetkel. Aga minu arust standing ei peegelda ja nagu enne mainisin, siis ongi aga vahed on tegelikult juba suhteliselt suured, vaata, nagu sa paned 6, ütleme, tänane 6 on tabeli järgi, ütleme, Portland, see on 5 mängu, see on 5 võitu. 5 võitu on, kui me võtame nüüd hooaja peale, eks ole, mitu mängu sa enda meeskonnal näed, kus mängitakse 1-1 ja mängu võite otsustab 1 vise, näiteks suvaline vise või suvaline vaba vise või nii edasi, et see 5 mängu, jah, vahe on olemas, aga ma ei usu, et ma olen ise sattunud muidugi vaatama neid mänge, kus nad kaotavad nüüd viimasel ajal, eks ole, et see mängupilt ei tundu mulle midagi nii hullult muljet avaldava. Siis, kui nad olid selle hea tugeva runniga, siin võitsid Lakersid, Bucks ja nii edasi järjest. Ma ei vaadanud neid runne ja sellepärast ongi minu arvamus, et hetkeseisuga ma ei näe neid, ma arvan, et nad on nii kõrgel kohal, sest neile sattusid palju teada asjad kokku, neil pole olnud suuri vigastusi, nad on palju kokku mänginud varem, mis on kindlasti faktor muidugi. Pole ka tegelikult väga vigastust aldis meeskond, või just Conley välja jätta, Conley on karjääri jooksul nii mõnegi tegelikult päevavate vigastustega kõrval istunud. Aga põhi selline tuumikes oli ka eelmine aasta, eks ole, siin ma tahaks inglesid ka tuumikusse panna, minu arust on meeletult tähtis mängija ikkagi selles meeskonnas, et Clarkson, Royce O'Neillist tegelikult pole üldse sõnagi rääkinud. Royce O'Neill on väga hea. Ma arvan, et ka tema nagu roll on selline, ei saa. Väga korralik. Favors tegelikult isegi üllatavalt väikse rolliga olnud. Aga ta on minu arust enda rolli väga hästi läbi mänginud, nii palju, kui ma olen vähemalt aru saanud, ta võtab lauda korralikult, numbrid olen vaadanud selles suhtes Favorsil ka, aga ütleme nii, et Jazz minu nimekirjas 6. kohal, ma arvan, et Jazzist on paremad nii Lakers, Suns, Clippers, Nuggets kui Blazers. Pole tegelikult Utah koha veel Bogdanovitšist rääkinud sõnaga tegelikult. Kes on väga, pigem viimasel ajal väga kehva olnud ja ta on startinud Inglise ees, mis minu arust ka nagu ei ole väga aus, et varasemad aastate põhjal. Nad on natuke eri tüüpi mängijad, et võib-olla Ingles on natuke selline pass first, kuigi mõlemad on suhteliselt head 3 punkti viskad, mitte Bogdanovitš mitte midagi ära võttes, tema leib ongi puhas tegelikult nagu puhas skoorimine tegelikult, et ma usun, et Bogdan peakski olema puhas skoori, aga kas see skoorija on nii hea, kui ta skoorib sul väga ebaefektiivselt? Jah, siin All-Star järgselt, nii et ei ole nagu nii suur. Favorsist vaatan üle just praegu 4 punkti, 4 lauapalli viimasest 5 mängust, nii et ja tema roll on selline, ma arvan, et tal oli palju parem rolli sellel hetkel, kui run oli parem. Et siis ma mäletan, vaatasin et tal ikkagi nii kehvad ei tundunud olevat need numbrid, aga ma arvan, et enda varumehe rolli mängib välja ikkagi. Aga Bogdanovitš arvab, et on juurde panna. Kindlasti on juurde panna, aga võib-olla ei tule juurde. Et ütleme nii, et ma isiklikult ei näinud lihtsalt, et Jazz oleks nii hea meeskond, mis õigustaks nende tabeli positsiooni, kui mina neid mänge vaatasin, nii palju, kui ma olen lugenud viimasel ajal ja kuna minuga selline ajalooline antisümpaatia nende vastu on, siis minul ei ole mitte mingit probleemi neid asetada 6. kohale ja sinna nad ka hetkeseisuga jäävad ja
kui kellelgi on selle kohta kommentaare, siis võime kunagi pikemalt vestelda sel teemal, mul poleks selle vastu midagi. ja küll, no ma ei saa midagi rõhutab, näeme. Oota, aga kuidas sa näed, aga play-off'is, kui kõrged sa näed, ütleme, kui nad tulevad 6. ja kes sinu 3. on? First round exit. Kelle sa jättisid 3? Minu 3. meeskond oli, kui ma ei eksi, siis Nuggets. Nuggetsi, kui sa, Nuggetsi ja Utah Jazzi, me oleme näinud seda historit juba aastaid järjest, vaata, et me just juba teame, kuidas me nagu näeme. Selles suhtes ma arvan, et Jazz on first round exit, kui nad jõuavad tõesti teise ringi, siis on hästi tehtud. Ütleme, et jäävadki tänased positsioonid nii, nagu nad on. Kas, kui tänased... Ütleme, et Jazz võidabki ära, vaata, siis nad ju... Kui Jazz võidab ära ja nad lähevad siis 8. kohal, peaks olema hetkeseisuga meil Mavericks, me ütleme seal Mavericks, Bulls või Warriors näiteks, jah. Kui vastu tuleb, ma arvan, et Mavericks nendest 3 on suuteline võitma Jazzi, teised meeskonnad pigem ei ole. Mavericks on suuteline võitma heal päeval, kui asjad klapivad, ma arvan, et nad ei ole Jazzist nii kaugel maas, nad ei ole muide ka mulistis nii kaugel Jazzist maas, et mis on ka ühtlasi ka natuke loogiline, aga Warriors on juba sammuka allapoole, lihtsalt Clay puudumine, Wiseman, Oubre alles sissetulek, Wiggins on hea olnud, aga ma arvan ka, et lihtsalt natukene see meeskond ei ole, Clay Thompson on puudu. Clay Thompson oleks sees, me räägiks teist juttu praegu. Siis ei oleks Kelly Oubret atas, siis ma arvan, et seal on nagu... Jazz first round exit. Minu silmis. Ja... See on väga kõva argument. Või siis teine asi võib-olla, mida ma väga ootaks, oleks see, kui Jazz jõuab tõesti finaali, eks ole, tõestab, et ma eksin, mis vabalt võib olla, ma ei ole spetsialist selles suhtes, ma lihtsalt räägin juttu. Ja Harden finaalis teeks Hardeni asja, milleks on siis Jazzi täielik purustamine, dominatsioon. Et see mulle ka meeldiks muidugi, aga see eeldaks, et Jazz jõuab finaali ja siis ma peaksin tunnistama, kui kohutavalt ma eksisin, nii et võib-olla see kõige parem minu jaoks ei oleks, aga ma olen nõus sellega, kui see tähendab, et Harden võidab. Ja okei, nii, aga minu 6. Jazz me rääkisin, Jazz mul oli ikkagi top 4 sats, vaata, ma arvan, et nad nagu jäävad, ütleme, Clippers jätta ja jäävad Portland, et kes on siis minu number 6. Clippers oli 5 sul. Mul on Clippers 5 ja Portland 6, jah. Ma panen niimoodi, et panen Jazz 4, Clippers 5, ma arvan, need on puhtalt põhjõuja. Ütleme siis selline lõpetus, vaata. Ja Portlandi puhtalt sellepärast, et ma arvan, et teised meeskond on lihtsalt paremad. Ma arvan, et tänases seisus Portland on väga hea runni teinud, ei saa neid midagi ära võtta, vaata. Et Terisot on saanud meeskonna käima, nad tõesti tegelikult runnivad, neil tuleb juurde, arvatavasti nagu me kõik vist juba teame ja see vist ei ole väga suur ametlik saladus juba enne, et Adrets on tulemas enne ja on plaanid teha. Et seal on vist juba selline lihtsalt tagatubades. Kokkuleppe küsimus põhimõtteliselt, aga nagu jah, selles suhtes, et teistele meeskondele jällegi liiga tegemata, kui Jazzi oled niivõrd kõrgele pannud kui 4. koht, siis ma saan aru, et Portland on 6. ma arvan, et seal Portlandis on lihtsalt meeskondlikult on nagu on natukene võib-olla rohkem puudujäägid, nad natukene sõltuvad liiga palju võib-olla Lillardist, et kui on Lillardil kehva päev, siis ei ole võib-olla Portlandil tervikuna nagu nii head ülevõtjad, vaata, kes suudaks võib-olla siis nagu vedada. McCollumi näol, aga eks ma mõistan selles suhtes, et seda neid kossutosse on raske täita. Ei, MVP reis number 2, nagu mainiti. Aga ma liigun see kohe edasi, vaata, kuna Portlandi peal tegelikult juba nagu rääkisime, siis 7. ma panin San Antonio Spursi. Meil ikka ükski number ei klapi, ma vaatan. Ma mõtlesin, et mingid numbrid saame ikka ühte panna. Ma arvan, et San Antonio, kui sa vaatad tegelikult San Antoniot, siis nende võiduprotsent on ligi 60 ja see on nagu... Me ei ole tegelikult rääkinud San Antoniost... Aldrich on mänginud, enam Aldrichi ei ole. Ja, aga vana rebane leiab selle uue käigu, vaata, seal võetakse asendus, neil ei ole välistatud, et San Antonio pole tegelikult olnud väga suur treidi ja kunagi uue keskel. Isegi DeRozanist räägitakse, et ta võib ära minna tegelikult. On küll, aga vaatame, kuidas see tegelikult nagu see tervikuna run on ja viimasel ajal on mäng nagu paremaks läinud, vaata, on mängupilt paremaks, Derek White on tagasi, Devonta Murray mängib väga, väga soliidselt, vaata, ja on meeskonna selge, ütleme selline vaimne liider ja isegi platsi peal on näha seda, vaata, et mehel on tahtmist ja tegemist, vaata, mõlemal pool. Ma arvan, et Spurs jääbki nii kõrgele positsioonile ja jõuavad play-offi. Ma arvan, et Spursil on seda, jah. Mavericksist ette jätad nad. Ma arvan, et Spursil on seda sisu. Aga kui me võrdleme talendiga näiteks, sest minu 7. meeskond on Mavericks
ma ei saa nagu puhtalt talendile rajada, kui me räägime puhtast talendist, siis on tegelikult nagu allpool otsa meeskondades on veel rohkem talenti. Seda küll, aga ma mõtlen talenti, mis on siis juba mingil määral realiseerunud jah, et näiteks Mavericks, kui me võtame üks ühele mängijad, paneme Spursi mängijate vastu pole minu arust kahtlustki, et Mavericks on paberil tugevam meeskond, järgmine küsimus on muidugi Mavericks tuleb see sama Lillard efektile, ma arvan minu jaoks, kus meeskond võib-olla sõltub liiga palju ühest mängijast, saata oma liider mängis. Ma ei taha öelda, et see näiteks ei oleks Denveris, ka sama tegelikult sõltub ka Denveris tegelikult suhteliselt palju. Mavericks on ebastabiilsem, põhimõtteliselt minu jaoks taandub see sellele maale, et ma olen nõus, et Spurs on palju stabiilsem, aga kui nüüd Aldridge'i pole, võimalus veel, et läheb võib-olla ka DeRozan. No DeRozani vastu peaks ka keegi tulema, et ta ei lähe päris nulliga ära, nagu Aldridge tegi seda. Ütleme nii, et olenemata, mis seal muutub, isegi kui ei lähe DeRozan või tuleb keegi DeRozani asemele, siis DeJounte Murray, DeRozan, Derrick White, Trey Lyles, Lonnie Walker, Rudy Gay, see ei ole meeskond. Jakob Pörtl. Jah, just. See ei ole minu arust top 8 meeskond lihtsalt. No see on paberil, vaata. Ja, et sa vaata, aga pop-effekt muidugi on teine asi, aga kõik on nagu väga tegelikult nagu hästi kokku sulandunud, vaata. Neil on nagu joonis olemas, neil on nagu idee olemas ja need nagu Greg Popovich on selle nimi lihtsalt põhimõtteliselt. Teil on nagu Patti Mills võib-olla, keda tegelikult ei maininud, et alati siuke soliidne 10, 12, 15 punkti. Nimi, mida on üles visatud igal pool treidi juttudes, et võib-olla keegi tahab talle pakkuda paremat kodu. Meil olid siin väikesed tehnilised viperused ja nüüd saame jätkata minu 7. kohaga, milleks on Mavericks, kelles sina ettepoole pani Spursi. Mina usun, et sa tegid natukene Mavericksile liiga, et ma arvan puhtalt paberil juba. Ma pole veel isegi öelnud, mitmes Mavericks on minu listis, nii et jätkame hiljem. Mavericks on, jah, no selles suhtes, kui Spurs on Mavericksist eespool, siis minu jaoks sa juba teed neile liiga. No oleme alused, võimalik, et mõned analüütikud nõustuvad sinuga. Jah, et nüüd kaotati küll eile Blazersile, aga Luka oli suurepärane nagu ikka. Võib-olla selle meeskonna kõige suurem probleem ongi see, et kõik käib Luka järgi. Võib-olla analoogne natukene Portlandiga, vaata, kus tegelikult nagu sõltub ühest mehest hästi palju, vaata, ja seal ei ole nagu sellist... Sul oli Portland 6. Ma tõstsin nad 6. ja ma näen, et seal on tegelikult suur vahe, vaata, et on Portland või ütleme siis, kes iganes on, ütleme lääne 6, siis selle 6. ja 7. meeskonna vahel on nagu selge... Minu arust on nagu ka vahe. Taseme vahe, ma ei saa nagu öelda, aga on vahe. Selles suhtes ja profiililt on väga sarnased, et mõlemad sõltuvad väga enda superstarist, eks ole, nii Portland kui siis Mavericks. Ülejäänud sellest nagu röster... Portland on parem. Ja ma ei saagi nagu isegi võrrelda, ma isegi näen, et kui sa hakkad kas või üks ühele mängijad võrrelda, mis ei ole nagu väga alatu, mida ei ole nagu võib-olla ei ole hea teha ja see ei ole nagu hea pilt jah, et võrreldes Utah Jazziga on ju kõik väga head meeskonnad enned. No, selles suhtes küll jah, aga no ütleme niimoodi, et 4. koht minu tabelis Portlandile, 7. Mavericks, ma arvan 3 kohta vahe, väga aus. Mavericksi suurim probleem ongi see, et sõltutakse võib-olla liiga palju Lukast. Need mängud, mida mina siin nägin, kus juures üks oli väga hea vaade oli sellest, et nii kui Lukal läks kerge layup mööda, sest ta sai reboundi ja pani uuesti mööda, eks ole. Frustratsioon oli nii tugev, peksis endale vastu põlvi tagasi joostes, jooksis tagasi küll, ta ei olnud meeskonna peale pahane, enda peale pahane. Enne seda oli Clippersi vastu just tehtud run ja kohe vajus meeskonna vibe ära, nii kui Luka emotsioon natukene kadus selline, nad olid mingi 13-0 runni peal äkki, tulid tagasi mängu, Luka eksis natukene, näitas välja frustratsiooni, terve meeskond lagunes, viskad ei kukkunud, kohe oli põhimõtteliselt mäng tehtud. Ja ma arvan, et Luka tegelikult on hästi palju ka kriitikat saanud, just OO esimeses ta parandanud ennast juures kõvasti. On selles mõttes, jah. Ei saa nagu öelda, et see kestab. Tal oli see, et ta oli vist vingunud kohtunike suunas, just et ta ei saa vilesid ja kõike muud, et selline entitlement natukene. Ja isegi oli isegi ebaeetiline vaatata, isegi kohati vaata, et tundus ju hästi, kuigi ma tunnistan, et viimastel aastatel on hästi palju sellist just kohtuniku otsa vaatamist ja tagasi jooksmistel. Nõudmist on väga palju selles suhtes. Erik Gordonil iga drive on karjumine lihtsalt, iga drive on viga, aga no ütleme nii, et Luka puhul... See on paljudel tegelikult, see on paljudel vaata. Luka puhul noor mees ka selles suhtes, et see on puht inimlikus seisukohast mõistetav ja minu arust väga sümpaatne on see, et ta õppis sellest väga kiirelt ja selgelt ka see sama olukord, millest mina rääkisin, ta ei olnud pahane meeskonna peale, mitte ta oli enda peale pahane, et ta väga lihtsast olukorras sellise runni väga tähtsal hetkel ei suutnud ära lõpetada ja elas seda frustratsiooni välja. Küll aga see ei jäänud märkamata lihtsalt selles suhtes ja mõjutas kogu meeskond on nõus, et tõmbab, et hästi palju sõltub tegelikult ühest meeskonnast vaata, ja sellepärast
ei olegi ta minu top 7. jah, seda küll. Porzingis ei ole ka nii stabiilne, kui vaja oleks, et see on terve tema karjääri muidugi kimbutanud teda see ebastabiilsuse küsimus. Vahepeal oli hästi palju juttu treidi eesmärkidel, et võib-olla otsitakse uut kodu talle. Siis tegi mõned head mängud jälle, jutud vaibusid. Jah, kas täna enam nüüd ütleme siis mõned tunnid veel aega, ütleme siis deadline'ini veel mõned 10 tunnid, vaata, et ma ei ole kindel, kas tegelikult nagu leitakse enam asendus ja kas enam nii väga aktiivselt otsitaksegi. Võib-olla nagu enam ei otsitagi, aga samas Drummond minu arust oleks oluliselt parem valik sinna kõrvale. Ja, aga ma usun, nagu nende Drummondi ja siis Porzingise roll on tegelikult hästi erinevad. Et isegi meeskonna ülesehituselt vaata, siis peaks talle võtma väga suured meeskondlikud muutused, just nagu mänguliselt ja mängu ülesehitused. Ja võib-olla Lukal on vaja. Ja Porzingisest on vast ka vara loobuda. Võib-olla, et ei ole veel nii kaua seda projekti nähtud. Ma isegi ütlen, et ma näeks pigem neid koos, nii ütleme siis Porzingist kui Drummondit, vaata, kui et nad nagu üks teineteist vahetaks. No ma eeldan, et üks peaks ikkagi minema, et kui lihtsalt Mavericsil ei ole ka väga palju, no ma ei usu, et Hardaway'sid ja asju liigutama hakatakse Drummondi vastu siin, et keegi peab ikkagi minema, aga minu jaoks Mavericks 7. koht, ma arvan ka midagi häbeneda ei ole. Hardaway'l muidugi on see ka, et neil on lõppev leping, vaata, ja sama tegelikult isegi James Johnsonil, vaata, et võib-olla isegi James Johnsoni ja Hardaway'l on väga suured lepingud, vaata, millega tegelikult katta nagu Drummondi lepingud, vaata, kui rääkida lihtsalt konkreetselt nendest nagu kas oled lugenud, kas Hardaway'st tahetakse loobuda pikemas pildis või on plaanis re-signida, sest enam see leping ei ole nii halb tegelikult. Ja ma ei ole tegelikult kindel, vaata, kuidas ja mis see talle, palju oleneb ka sellest hooest, vaata, kuidas on ja mis on, vaata, jutud. Kui Nix talle selle lepingu andis muide, siis oli ju probleem selles, et jube halb leping, räägiti Hardaway lepingust. Aga tänapäeval enam ei ole enam nii halb leping, et tundub täiesti okei. Jah, 19 miljonit on selline, ütleme 20 vähe raha ei ole, aga ega Hardaway, kui ta hästi mängib, siis ta mängib väga hästi selles suhtes. Stabiilsus on kõige suurem küsimus. Jeremy Grantiga või ma arvan, et pigem mitte, tal ei ole kaitses nii suurt impacti Hardaway'l. Hardaway on ikka väga selline... Aga ma ütlen just nagu rahalises nagu mõttes, vaata, mis on nagu tänane 20 miljonit väärt on ja mis oli see aastate tagune, ütleme, kui Nix pakkus vaata Hardaway'l, ütleme... No Granti 20 miljonit naardi ka välja selles suhtes kohe. No see ka kohti jah, ütleme siis esialgu, kui pakuti, et arvestades seda, mis roll tal Nuggetsis oli. Keegi muidugi ei tea, mis rolli ta täitma hakkas, vaata, et selles mõttes ma olen natuke nõus. Ma arvan, et siin on Drummondi liigutamise jaoks tükikesi, millega liigutada teda, vaata. Aga ma arvan, et kui Drummond tuuakse ja Porzingis, ütleme, läheb, toome siis üks-ühel, ütleme, siukse kõige nagu reaalsema või realistlikuma vahetuse, millest on nagu palju meeles ka juttu olnud, siis ma arvan, et Mavericksi mängustiil peab nii palju muutuma. Lukal on vaja seda ruumi korvi all, mida tegelikult Drummond ära võtab ja mida Porzingis talle tihti suudab pakkuda. Porzingis on hea pick and rolli partner või ei ole? Pigem vist ei ole. Ei saa juba öelda, et ta oleks kõige parem. Ma mõtlengi seda, et äkki oleks Lukal just vaja ühte väga soliidset pick and rolli, et Drummondist väga palju paremaid pick and rollijaid vist ei ole. Ja screenijad näiteks on. Ma mõtlengi, et sellist suurt keha korraliku laua võtmist ja tänasel center pigem siis, ütleme, Powell eelkõige Cleverina olen. Väiksemad mehed pigem sellised tagasihoidlikuma füüsised. Drummondid on üleüldse, ma arvan, raske võrrelda kellegi liigast, ta on väga unikaalne, ma arvan. Ma arvan, et minu nimekirjas 7. koht jällegi midagi häbeneda ei ole, liiga kõrgel ka, ma usun, et ei ole. Et ma arvan, et on aus platseerumine. Kui asjad klapivad sellises vormis, nagu see meeskond praegu on ilma Drummondita, ma usun, et suudavad tipumeeskondadele peavalu tekitada. Nagu eelmine aasta näitas ka samamoodi. Jooks on paremaks läinud, vaata, ja meeskond on toimima saanud kergema, ütleme siis nagu paremini, kui oli hooaja esimeses faasis. Keskel ongi keeruline hinnanguid teha, sest väga palju korvpalli on veel mängida ja väga palju asju muutub selles suhtes, et meeskonnad lähevad pidevalt 10-0 peale ja 0-10 peale nii palju tihti 0-19 peale. 0-19 peale minnakse õite harva. See aasta on sellega hakkama saadud ja väga edukalt muidugi, aga liigun enda 8. meeskonna juurde tabelis, siis kelleks on Golden State Warriors. Golden State, kus sa saad? Golden State on vist esimene maasikas, kelle me vist paneme koos samale reale. Ka mina ütlen, et ma ei saanud Golden State'ist, ma ei ole kunagi olnud väga suur fänn Golden State oma, aga ma arvan, et seal on piisavalt individuaalset kvaliteeti, mille arvan, et ma ei saaks neid nagu välja arvata. Steph Curry juba üksinda põhimõtteliselt. Ma arvasin veel suurema talendi vist, no me ei saa öelda, et Curry oleks väike talent, aga ma arvasin veel suurema talendi, ma panin joone alla. Sinu eelmainitud Mavericksi ei toonud play-offi kaasa. Mina lõpetan oma play-offi alumise otsa, siis Clippers
5. Portland, San Antonio ja Warriors siis 8. No meie vahetasime omavahel siis Spursi ja Mavericks ära selles rollis, et minu jaoks on Spurs 9, kes jääb alla joone puhtalt selle pealt, et nagu ma olen korduvalt väitnud sulle ka, et ma usun star power'isse, mitte et staarid üksinda võidaksid mänge, aga ma arvan, et nii play-offides kui ka tähtsatel hetkedel kõige tähtsamalt tuleb mängu ikkagi see, kes on su meeskonna parim mängija, kes selle mängu ära võtab. Ja ma arvan, et Steph Curry on see mees ja ka talendi pealt vaadates tegelikult Warriors minu hinnangul natuke peaks ka Mavericksist ees olema, aga Mavericks meeskonnana hetkel on lihtsalt parem. Warriorsil palju uusi liikuvaid asju, Klay Thompson väljas, Oubre, Wiggins. Nad on tegelikult mängima saanud, et selles mõttes Wisemani tegelikult on saanud kriitikat viimasel ajal. Need on lihtsalt vähe koos mänginud, Wiseman jällegi viimasel, see ongi see, et aeg-ajalt saab jälle kriitikat, aeg-ajalt teeb väga head mängud selles suhtes, et 50-50. Aga ta on täna ikkagi algvisikust välja kukkunud. Draymond mängib enda rolli super hästi selles suhtes, et mingi jälle 0 punkti, 12 lauda, 11 söötu või mis need numbrid seal tuleb palju sellised 12, 14, 17. Draymondi double-double'id lihtsalt, kus ei visata ühtegi punkti. Aga Warriors 8. kohal mõlemal meil, ma arvan, et väga aus pakkumine ja väga põnev oleks näha seda, kuidas tekitatakse peavalu kellelegi seal tipumeeskondadest, et kui jäädakse 8. kohale. Ma selle kolmikuga ma olen tegelikult nõus, et Spurs, Warriors, Dallas jagavad tegelikult 2 viimast kohta ja üks neist peab jääma. Ja mina arvan, et Spurs jääb. Ma lihtsalt puhtalt talendi pealt arvan, et Spurs jääb välja, et praeguseks on küll hästi mängitud, aga ka kui Aldridge ära läheb, nagu me siin varem juba rääkisime. Läinud juba, jah, okei. Minu Warriors 8, ma nõustun sellega, aga ükskõik kelle siis panid läände number 9, kas Warriors on tiim, kes tegelikult suudab võita? Ma arvan, et ta suudavad peavalu tekitada, et eesmärk ei olegi võib-olla seeriat võita, mitte et nagu nende eesmärk kindlasti on, aga ma mõtlen teiste meeskonnade fännidena, kelle jaoks võiks olla siis või kumb konkurent, eks ole, väsitada lihtsalt, tüüdata seda meeskonda, kelle vastu mängima. Ma arvan, Warriors on võimeline ükskõik kelle vastu play-offis võitma 2 mängu vähemalt. Ma arvan, et nad ei lähe kaotama kindlasti, et ükskõik kes vastas, on siis Lakers ma olen näinud Warriorsi mänge olude sunnil play-offist aastaid pidanud jälgima ja ma ei saa panustada selle mehe vast. Steph Curry play-offides ikkagi enamasti on ajuvaba ja ma usun, et see ta meeskond on tegelikult ju hästi komplekteeritud, seal on olemas kõik tegelikult nagu tükikesed, mille ümber tegelikult luuvad. Põhimõtteliselt on vaja lihtsalt asi käima saada, ma arvan. Ja vabalt võime 8. kohale ka neile ka liiga teha selles suhtes, et kui me räägime hooaja nüüd täiesti lõplikult play-offi, meeskond, kes on 8. kohal tõenäoliselt teise ringi jõudma ei peaks, mina usun, et Warriorsil need võimalused on olemas, kui nad tõusevad lihtsalt põhihooajaga veidi kõrgemale kui 8. Samas, kui sa võtad kas või 7. koht, 6. koht, ütleme. No kui Jazz jääb esimeseks Warriors 8. mul ei ole mitte mingisugust probleemi näha Warriorsi seda seeriat võitmas. Et Lakersiga oleks teine lugu, eks ole, Lakersi vastu ma usun, et neil läheb keerulisemaks juba. Aga Nuggetsi vastu näiteks, toome ütleme minu näite, kus minu paar ongi näiteks esimeses play-off ringis on Nuggets ja Warriors. Väga huvitav on see, et mida Draymond Jokic'iga suudab teha nagu põhimõtteliselt, kui väga suudetakse lõhkuda, kui palju suudab ja et või ongi, mida ta suudab teha, mil määral, eks ole, et peatada Jokic'it on võimatu täielikult, et nagu kui rütmist välja suudetakse ajada, et kui on mingi mängija, kes suudab kedagi välja rütmist ajada, siis see on Draymond Green, ma usun. Jah, olen tahtsin nüüd sama veedetud, et olen nõus. Minu 9. Ma tean, et see valmistab võib-olla sulle pettumust ja paljudele korvpallifännidele, aga see on Dallas Mavericks. Ma arvan, et Dallas on esimene meeskond, omades küll üle 50% võiduprotsenti jääb joon alla. Lääne värk. Ma arvan, et jah, ja see on, saab järgnevate aastate jooksul Läänes on see, et üks hea meeskond ikka jääb välja alati. Et üks meeskond, kes vääriks play-offi kohta, jääb alati välja lihtsalt sellepärast, et lääs on palju tihedam kui ida. Mitte tänaseks on natuke võrdsustunud, aga tagumise osa. Lääne lõpp on tugevam, jah. Lääne lõpp on just tugevam, jah. Äkki liigume kohe edasi 9-12 kohad siis ongi, et millest alumine jah, et sinul oli... Ma Tallase peale väga pikemalt ei peatukski, ma arvan, et Tallasest sai pikemalt nagu räägitud ja mina panin oma 10. Võib-olla selle hooaja, ma ei saa nüüd öelda kõige suuremaks pettumiseks, ma ootasin Pelicansist tegelikult oluliselt rohkem. Minu 10. on Pelicans ja ma pean ütlema, et ma ei näe, et nad tõusevad selle koha pealt. Ma arvan, et 10. on nende lagi. Ma arvan, et tänases tabelis on Pelicans tegelikult sootuks üleüldse tagantpoolt 3, nii et mis on võib-olla süke. Vahed on muidugi väga väiksed, siin on nagu paar mängu siia-sinna, see võid juba olla, tuleb hea nädal ja oled tegelikult juba siin, oled juba 9, 10. Jah, ma olen täiesti nõus selles suhtes. Kogu see talent, mis on tegelikult suudetud koondada. Aga vara veel äkki, ei mängita nii hästi kokku, võib-olla see selles suhtes talent isegi kui on kokku pandud, võib-olla see meeskond sellise komplekteeritus, et
Tuusega. Jah, just, ei suutnud sõna välja öelda. Komplekteeritusega. ei olegi võimeline kõige kõrgemal tasemel võistlema. Mängima. Kui ma vaatan nimesid, lihtsalt puhtalt nagu sa vaatad paberile ja Zion Williamson, sa vaatad Ingramit, jah, sa näed seal Steven Adamsi roll on tegelikult, ta ei ole võrdne selle rolliga, mis ta oli aastate eest on olnud, ütleme siin kas või Westbrooki kõrval või ilma Westbrooki ta ma arvan, et ta mängib seda rolli, mida ta peabki mängima. Ma kindlasti on talle leitud tegelikult antud selles suhtes, et ta ei tahagi väga seal boksida Zioni ja nii edasi asjadega, et mitte et tegemist vanamehega oleks, aga annab veel noortematele endast paremad võimalusi. Aga Zion, tõsi, see aasta esimene all-star ja kohe starter, vaat siin ei väikeste esimene aasta, eelmine aasta ma ei taha arvestada seda, et see oli justkui tema rookie aasta, see ei ole nagu Moorust väga aus tema vastu, ta mängis väga vähe, ütleme esimesed triibulised saab ikkagi see aasta kätte põhimõttelised ja minu jaoks tegelikult on isegi üllatav olnud, ka positiivset üllatust juures on olnud Lonzo Vise, mis on tegelikult nagu see aasta kolmesed. Lonzot ma unustasin enne mainida. Ligi 40%, 38%. Mäletame, kus alles aastaid tagasi tegelikult tuli Lonzo sisse, kui ja, nagu... väga katkine mehaanika oli viskel. Ei ole öelda, katkine vise enne, aga ütleme, kui ebastandardne vise enne mehel vabavisked see aasta samamoodi alla 80, 78%, 38 kolmesed, 78 vabakad, mis on nagu korralikud numbrid. Ma arvan, et kui ma oleksin neid numbrid öelnud selle 3 aastat tagasi, vaata, sa oleks mu välja naernud ja öelnud, et ei, et see poiss küll kunagi niimoodi viskama hakka. Ja noored poisid tegelikult kõik, Ingram alles 23, Lonzo 23, Zion alles 20, saab alles suvel 21. Eks ole, et kui me anname nüüd 3 aastat korvpallis on väga pikk aeg. Anname 3 aastat aega, meeskonna parimad mängijad on 23 ja 26. Adams alles ka 27, näeb välja küll nagu oleks juba Adams on siis ka 30 alles, et isegi kui jätkab selle meeska selles suhtes, et ruumi on kõvasti ja ma arvan, aega on ka kõvasti, et palju ongi oodata, et esimene aasta põhimõtteliselt Zionil, esimene aasta all-star, starter, ma arvan, et piisav saavutus juba, et ei olegi vaja sinna play-offi, või no mitte, et ei ole vaja, nad kindlasti tahaksid, eks ole, aga ma ei usu, et see on eesmärk oma, et jõuda nüüd hambad ristis play-offi, eks ole. Et ei ole midagi väga hullu, kui nad sealt, kui nad ei jõua sinna, sest tulevik on väga ere sellel meeskonnal. Minul nad ei ole 10. muide. Mul on nad samm allpool. Natukene isegi allapoole, okei. Ma tegelikult isegi natuke veel toon, ma arvan, Josh Harti me ei maininud ära, kes võib-olla on selles meeskonnas sellist väga huvitavat rolli täitnud. Väga korralik rollimängija. Aga ta oli ka sama Laker, siis temast oli ka teada, et ta nagu väga palju enamat ei tule. Lonzo kohta tahtsin korra mainida, et ei tea, kui kaua Lonzo on Pelicansis. Arvad, et on seal koos nii-öelda järgmise laine meestega koos Ingrami ja Zioniga ja nii edasi? Neil peaks olema qualifier optionid, kus juures mõlemal vist äkki see suvi. Lonzost kuulsin, et keegi veel on huvitatud, üks meeskondi, kes on minul üsna kõrgel tabelis. Mis on see meeskond, kes viskab üle 40% kolmeseid ja kellel on point guardi vaja? See võib-olla Clippers. Just, et Clippers olevat väga tahtnud vahetada, aga ma ei kujuta ette, mida Clippersil nii väga palju pakkuda on. Lugesin, et see huvi neil on siiras olemas ja minu arust reporter oli ka Voos isegi, nii et täitsa õhust vast ei ole võetud see. Ma isegi nad tegid Clippersis ja enne kui rääkisime Clipperist võib-olla point guardi siuke spekulatsioon ma toon. Ma näen tegelikult Ricky Rubiot, kus juures nagu kõige siukse reaalsema nagu tõenäoline variant täiesti Timberwolvesist ja see oleks jumal tänatud Ricky Rubiole, kui see võimalus tekiks, et lõpuks mängida contenderis, see mees vääriks seda nii väga. Sellega ma olen nõus küll, et selle vastu aga jah, liigun edasi. Tulest tegelikult tagasi natukene siis just selle Pelicansi lepingute juurde vaata, siis neil on tegelikult nagu, neil on järgmine aasta, neil on suve tegelikult palju ruumi vaata võtta, okei, nad peavad Lonzo lepingut aga neil ongi paariks aastaks ruumi, sest varsti tulevad Zionit ja muude asjade lepingut ka veel peale. Adams võtab järgmine aasta 30 asemel, mis ta täna teenib, on tal juba lepingu pikem olemas, järgmise 2 aastat võtab 17 miljonit. Adams muidugi, ma ei ole kindel, kas ta tegelikult on nagu seda 17 ka väärt, vaata. Võib-olla mitte selles meeskonnas, aga võib-olla ma usun, et mingis muus meeskonnas küll on. Kus ta saaks mängida seda rolli, mida ta võib-olla kõige rohkem tahaks mängida, mitte seda, mida temalt toodatakse kõige rohkem. Ma ei taha midagi ära võtta. Steve Adams väga muljetavaldav, üks tegelikult lemmikmängijad üldse kogu liigas vaata. Ja oli üllatav tegelikult, et OKC tal pakkus nii suurt lepingut. Tema roll oli oluliselt suurem. Tema roll on võib-olla natukene, ütleme siuke tava televaatajale. Ta oli ideaalne center sinna Westbrooki kõrvale ka.
alahinnatu. Ma olen selle osaga ma olen nõus tegelikult. Et sellel ajal, kui pakuti seda lepingut. Aga et okei, mees tuli vastu, võttis natukene madalama, 10-12 miljonit madalama, on väga suur tegelikult vastutulek tegelikult. No muidugi, kujutan nüüd ette, et seda aastas 12 miljonit vähem palka. Jah, olles veel tegelikult oma praimi veel pole veel, ütleme siis jõudnud. Noor mees ka veel, jah. Aga no väga selles suhtes, et see mees saab Rediku rollis ma tegelikult peataks veel korraks vaata, et Redik täpselt ongi see 12 miljonit maksabki vaata see aasta nendele jaoks vaata, nii et Rediku roll on olnud minu jaoks natuke liiga tuhmine isegi. Ma nagu ootasin Redikult aga vanust on ka peale tulnud tegelikult aga tema mängustiili arvestades nagu ei tohiks väga see vanus nii palju lugeda, aga kiirust ja kõike muud ja sellist positsioonivärki, et ma arvan, et sinna on väga suur vahe sellel, kui kõrgele sa ka hüppad põhimõtteliselt, mitte et nüüd aasta-2 võtaks seda hüpet nüüd meeletult ära, aga no mingil määral ikkagi vanus tuleb peale ja kiirust ja kõike. Aga ikkagi ma olen üllatanud, et tema roll on olnud nii tagasihoidlik vaata. Aga seal ei ole ilmselt ka nii head playmakerit enam, kui oli Giroux Holiday seal eelmised aastad, kui oli see pall liikus kindlasti natuke paremini, kui ta praegu liigub. Et kes nendest mängijatest on elite playmaker? Väga nagu ei ole. Lonsust ikkagi nagu proovitakse pigem ja pussitakse. Ma ei ütleks, et Lonso praegu eliit, samas ta ei ole ka kehva tegelikult, et Lonso on selline korralik keskmine, aga no neil ei ole ei Chris Pauli ega Giroux Holiday'd või mingit sellist muud. No Erik Pletso tegelikult oma kogemusega võiks tegelikult nagu aidata pigem nagu kaasvaataga. Redik ongi ju varem mänginud meil põhimõtteliselt siis Chris Paul ja Giroux Holiday on viimased point guardid olnud need ajad, kus ta veel kõige paremini mängis. Jah, Philadelphia ajad ka veel tegelikult jõudis ja panna vaata nii. Aga liigume sellest edasi, võib-olla jääkski nii peatuma. Minul Pelicans 11, ma võtan enda 10. äkki siis. Jah, tulista. Grizzlies. Grizzlies on mul natukene pügala võrra allpool, aga räägime äkki koos sellest. Ma olen tegelikult pannud ta kohe 11. siia. No meil ongi siis jällegi, oleme lihtsalt vahetusse ajanud need meeskonnad. Ma leian, et Grizzliesel on meeletu potentsiaal ja seal on nagu tulevik, ei saa nüüd öelda, et helge on, aga nad on nagu näinud vaeva, nad on teinud, neil on mingi idee, kuidas nagu liikuda edasi. Ma näen, et Grizzlies võiks olla selline aastatagune selline jazz, kes nagu tegelikult nagu ehitas ja lõi nagu enda siukse struktuuri ümber oma mängijatega. Kogu ehituselt küll, jah. Ma tahaks öelda küll staarmängijana ka, et mitte et teile Donovanilt midagi ära võtta tahaks meeletult, aga ma tahaks uskuda, et Ja Moranti lagi on kõrgem kui Donovanil. Et mitte, et ta sinna nüüd ilmtingimata jõuab, aga jällegi, et ma usun rohkem sellesse meeskonda ja minu jaoks 10-11 ongi suht sama pulk. Ma ei tahaks panna Pelicansi ettepoole, ma ei tahaks panna Grizzliesist ettepoole, aga ühe valiku ma pean tegema. Ma arvan, et Grizzliesel on lihtsalt meeskonnana natuke rohkem, lihtsalt Grizzlies on parem meeskonnana kui nüüd Pelicans. Kui Pelicans on, jah. Ma usun, et see võrdlus jääb nendele sinna suhteliselt nagu lähedale. Just. Hetketabels vist on ka Grizzlies tegelikult eespool natukene vaatine, nagu mõned mängud varuks ja see aasta pole tegelikult näinudki veel. Jackson Junior on tegelikult ju tagasi tulemata täiesti ja räägiti juba uue aasta kandis, et paar nädalat veel ja paar veel ja ikka veel räägime paar veel, nii et kas sealt nagu on tegelikult ju juurde panna natukene, aga vist mitte piisavalt, et jõuda play-offi ma ei usu küll, aga ma arvan, et JJJ on ikkagi väga, väga suur roll selles meeskonnas. Täna oleks tegelikult paari võiduga maas jäänud tegelikult Tallasest, vaata, kes on 8. Need meeskond, kes ees on paremad. Et pigem sellest, et vahe ei ole nüüd võimatu muidugi, aga ma arvan, et kui keegi eksib, siis pigem komistab on see Grizzlies. Grizzlies on muidugi viimase aja siuke vorm, aga vist olnud nii väga muljetavaldav vaata, et saaks tulla. Aga ma arvan, et Taylor Jenkinsil, kes tegelikult ise on ka ju väga noor treener, vaata, saab 36 jah, vist viimastel siin päevadel. Pole 40 isegi. Pole vist vanemaks saanud viimaste päevatel, aga jah, tõsi lugu, noor mees alles. Et ma usun, et ta saab kasvada koos oma meeskonnaga vaata suuremaks ja paremaks ja nad arenevad. Sellest võiks tulla head ainasti. Ma usun, et seal on nagu potentsiaali. Ma ei taha neid võib-olla võrrelda just minu poolt eelnev mainitud Pelicansi kohta. Ma arvan, et Pelicansi laagi nagu tänase rosteriga on nagu kõrgemal. Ma nagu julgeksin pakkuda, kui seda tegelikult on nagu, kui seda on nagu no minu jaoks on Grizzlies veidike hetkel parem meeskond ja ma ega siin tagapoole ei oska suuremaid valikuid teha, et kuna play-offi keegi ei jõua, siis hooaja lõpuennustus ongi põhihooaja lõpuennustus põhimõtteliselt, et aga järgmine positsioon, kes on sul? Ma eeldan, et ka see võiks olla meil üsna sarnane. Jah, ma tõin siia Sacramento Kingsi. Sacramento tõid siia. See on
üllatus mu jaoks. Mina ootasin hoopis teist nime, aga ma olen tahtsin Thunderit äkki pakkuda. Ma tahtsin Thunderit pakkuda, jah. Okei, mina panin see Sacramento Kingsi. Ma arvan, et Sacramentol me oleme tänases staats üleüldse väga vähe rääkinud tegelikult selle aasta rukkidest. Et korra jõudsime mainida Warriorsist Wisemani ja oligi kõik tegelikult. Et kui sa vaatad selle aasta rukkide nagu siis ütleme top rukkisid, keda on pikitud, vaata, nad ongi tegelikult kõik sattunud viimastesse meeskondadesse, kes on siiamaani jäänud, ütleme siis nagu eelmise aasta viimase meeskond, kes on jäänud tegelikult siiamaani veel vaata viimaste hulka. Välja arvatud siis nagu... meil üks mees, kelleks on Lamelo, me räägime mõni teine kord. Jah, aga ma arvan, järgmises saates toome samamoodi idatabeli ette, vaata, räägime sinna poole ja ma arvan, et Lamelo koha pealt ei jõuame rääkida pikalt. Ma usun kindlasti tahta kaardi juttu juurde rääkida. Aga Kingsist ma tahtsin rukki juurtuga jõuda tagasi Kingsi juurde ja Haliburtonist rääkida. Ma arvan, et natuke viimasel ajal libisenud, ma vaatan, et ta on natukene probleem, aga iga rukkil vist tuleb korraks kas see on rukkivool, see kurikuulus rukkivool või on lihtsalt asi meeskonnas? Ma arvan, et ka sellel aastal on üleüldse rukkidel väga raske mängida, sest et see hooaeg on surutud nii kokku, vaata, need mänge on nii palju, see rukkide jaoks on, kui nad mängivad ülikoolis tihti 1-2 enne 3 mängu 2 nädala jooksul, enne siin nädala jooksul, siis täna on 4 mängu nädalas. Ja see on tihti 4 mängu nädalas. Tempo on kõrgem, selles suhtes panna tuleb rohkem, trenni teed ka rohkem. Et arusaadav on see ja eeldatav on ka ikkagi, et esimese aasta meestel tuleb ette mingisugune sein ja see tase veidike tagapool veel rukkides, kellel on veel juurde pannud, vaata, aga Haliburton ma arvan, et on nagu väga, väga viisakas pikk 12. positsioonilt tänavu draftist. Tas räägiti tegelikult kui kõige rohkem füüsiliselt valmis olev mängumees, vaata üldse tegelikult selle aastana või kas kõige rohkem just, aga üks nagu kõige rohkem ütleme füüsiliselt valmis ja kellel on talenti ka kõvasti juurde panna. Et libises draftist suht kaugele ikkagi. Aga Sacramento Kingsi juures toon veel ühe nime. Hassan Whiteside. Kuidas seletada seda fenomeni lahti? Ei tea. Mina vahetasin ta minema lõpuks, ma leidsin ühe hea südamega inimese, kes Fantasy's võitis ta mul kaelast ära. Ta oli Fantasy's mul, kui ma ei eksi, 57 pikk ja kohutav jalga laskmine ikka endale, et Rashawn Holmes on kõik minutid ära võtnud, aga nagu ma aru saan, siis see oli algselt nii plaanis. Whiteside palju raha ei saanud. Et nad tegelikult mõlemad on lõppev lepinguga, vaata, et ju siis näeb ikkagi tegelikult Sacramento nagu Holmesis kui nagu ütleme jätkajat. Ja tõenäoliselt küll, et Whiteside oli võetud. Aga miks talle pakuti seda lepingut, ma ei saa? Ei ole kindel, ma tegelikult Whiteside on ühe raksu juba käinud Sacramentos oma noorusaastatel, esimesed mängud mängis ka Kingsis vaata ja läks ka samamoodi tegelikult jah, suhteliselt nagu katki asjad vaata. Kelle pärast on saanud jälle Whiteside tagasi rostesse viimased paar mängu on just see, et härra Marvin Bagley on jälle audis ja tundub, et see nagu see ketas vist ei paranegi ära, et see plaat jääbki mängumist sama lugu. Ja sellest on kahju, et sealt annet oli palju ja Kingsil muidugi sellest draftist Bagley võeti väga kõrgel kohal. Et väga valus. Väga valus on mõelda selle peale, et mis oleks võinud olla, et ka Mavericks oleks mu lemmikmeeskond ja mul oleks väga meeldinud, kui Luka oleks läinud Kingsi või kuskile ja aga no mis või Trajongi näiteks näinud enne tänase. Muidugi Trajongi poole oleks natuke või isegi Luka võtta mõlemad võib-olla peetigi natuke rohkem selliseks playmakeriks. Ma lihtsalt ei oleks tahtnud, et Luka lõpetab Mavericksis. Et see mulle eos see narratiiv ei meeldinud, et jälle selline eurooplane tuleb NBA meeskonda päästma, jälle see sama, kui see oli Dirk meile ees ja kõike muud ja mulle lihtsalt mulle isiklikult see ei meeldinud. Ja ta lihtsalt jätkub. Aga väga paljud eurooplased on muidugi õnnelikud, nii et selles suhtes see ei ole ka kindlasti kõige populaarsem seisukoht, aga ma pean nende seisukoha eest seisma. See ongi taotluslik vaatele, talle seal tuuagi selline ütleme, uus Euroopa nägu, et leida omale ütleme siis sellist nagu kontingenti selle vahetusega, Tallas sai täieliku jackpoti selle vahetusega ja me rääksime praegu üldse Kingsist, kes tegelikult ei olnud üldse. No, aga see on Kingsi õnnetus. Tänu Kingsi otsustele on see valik seal ja tänu Kingsi otsustele on nemad ka minu tabelis auväärsel 13. kohal, mitte 12. nagu sul. Mina natuke tõstsin, et Okatsest ettepoole ja ma ütlen ausalt, et ma näen, et Oklahoma, kuigi on täna väga siniselt meelestatud, aga Oklahomal neil on väga huvitav, ütleme, huvitav meeskond näiteks, kui me paberil vaatame, siis Oklahoma peaks olema selgelt nõrgem. Ja kui ma seni olen nagu tõstnud talendiga meeskondi ettepoole, siis ma seekord jätsin tahapoole. Et ma ei teagi.
Kingsi nagu selline paberil. Foxist ei rääkinud, ma arvan, et Fox kindlasti tasub vaatama ja Hildi, kes tegelikult nagu, kes jah. Fox on viimasel olnud väga hea mängumees tegelikult. Buddy Hildi, ütleme, selle aasta vorm ei ole olnud nii hiilgav, kui tegelikult varasemad olid ja oleks oodanud natukene tegelikult nagu sellist suuremat esilaskamist. Ma arvan, et NBA on võib-olla veidikene kohanenud selle 3 punkti lihtsalt kolmeste peale ladumisega, et kui tema tuli, siis nagu mitte, et see nüüd hullult ammu oleks olnud, aga iga aastaga on see läinud ikkagi intensiivsemaks, see kolmeste ladumine. Kui peaks tema mängustiili just sobima, aga võib-olla siis kuidagi pigem võib-olla ongi see, et teised mehed on ka sama head, tuleb välja, kes lihtsalt loobivad palju. Kes oskab, kellel jah, kõigil on ruumi natuke rohkem antud, vaata jah. Ja võib-olla Harrison Barnes veel manin ära, on palju käinud veel trade juttudest läbi, vaata, ma usun, et täiteks talle ka siin viimaste tundide Celticsisse kuulsin, et pidavat olema väga head võimalused. On väga üllatu, kui Celtics võtaks omale, vaata, aga neil on hädasti vaja midagi muuta, sest Celticsil on kehva praegu, aga sellest jõuame ka rääkida. Äkki siis on parem juba. Ma arvan, tuleme järgmises saates, räägime ida läbi ja siis lahkame natuke Celticsi teemat ka pikemalt. Aga Kings... Ma arvan, Kingsil polegi väga pikemalt midagi peatada. Aus on panna neid 12-ndaks, mina jätsin nad sealt välja, minu jaoks kuuluvad nad alumisse tugevusgruppi ikkagi. Pigem on, vaata, ja kui ma vaatan ka isegi sellist nagu nende filosoofiat või nägemust, vaata, ma isegi tegelikult ei näe, et nad väga järgnevate aastate jooksul võiks nagu väga kõrgemale tõusta või olla tsükkel, ütleme, tugev keskmine playoff tase. Mis see plaan on? Ongi küsimus, et ei saa aru. Ma olen aastat on küsitud seda, vaata, ja juba draftis see aasta näeme jälle, kuidas saavad jälle top arvatavasti 5, 6, 7 pikki ja vaatame, kuidas siis tuleb ja võib-olla läheb. See aasta on tegelikult läinud pihta, vaata. Ma ütlen, et Halliburtoni 12. pikk on olnud selle drafti üks parimaid, vaata. Ta on top 5 rookie kindlasti. Ja top 5 rookie on juba hea, et... Ma ütlen, võib-olla ma toon samale pulgale veel, ütleme, kes esiotsa draftid välja jätta, vaata, siis võib-olla Detroiti, kes on tegelikult ka nagu rookides päris hästi pihta saanud, vaata. Aga ma räägin siis järgmises saates, vaata, räägime Detroitist väga pikemalt ja võib-olla nende rookidest, vaata just, kes on ka nagu väga üllatavalt on. Aga Halliburton on võib-olla ainuke nimi, keda ma üldse tegelikult highlightiks võib-olla tänases Sacramentos. Ma arvan, et see on mees, Fox on ka ikkagi tegelikult keegi, kes väärib midagi, et ta on väga ilusaid numbreid pannud ja fantasy omanikud on kindlasti Foxi üle väga õnnelikud. Protsendid võiks natuke paremad olla, vabaka protsent eriti on see, et kui sa võtad endale kaardi, siis väga kehva on selline 69 või mis ta sinna 70 kanti laob. Viimase 6 aega on juba paika saanud, nüüd on juba 80 alla tegelikult, natuke viskad üleüldine, või visketavus on juba 50 lähedal, vaata. See on juba väga soliidne. Ütleme siuke 49, 79, vaata, on tema protsendid. Kaardilt tahaks ikkagi niisuguselt kaardilt ma tahaks 85-88 valakad ikkagi ideaalis. Viimased nädalad üldse ligi 30 punkti mängus Foxil, nii et see mõttes on väga soliidne. Väärib kindlasti highlightimist. Aga ma ei näe, et meeskond nagu, et jõuaks järgnevate aastate jooksul, peaks midagi kardinaalselt muutma, vaata. Ja ootame seda. Meeskond, kes nagu järgnevate aastate jooksul tõenäoliselt jõuab kaugele, on Oklahoma City Thunder. Thunderist on väga huvitav rääkida. Ma olen pannud täpselt samale pulgale vist Thunderi, need 2 meeskonda. Minul on Thunder 12. Minul on jah Thunder. Ma arvan, et puhtalt potentsiaali pealt on mul nad kõrgemal ja Shai Gilgiuse pärast, kelle fänn ma olen. Neil on just teisipidi, ma arvan, et tuleb see just Thunderi lugu, kus ma arvan, et Al Larfordist loobutakse. Ma arvan, sellel hooajal. Ei ole kindel, kas siis nagu loobutakse temast kui mängijana või siis lihtsalt tema nagu ütleme selle aasta mänguteenetest vaata loobutakse. Ma arvan, et mõlemad variandid on suhteliselt... Oklahoma pikid ju tulevad nagunii tegelikult teiste meeskondade eest. Et nad vist omavad tegelikult ka selle aastal nagu enda pikki, vaata, kui nüüd päris aus olla, vaata, aga siin Oklahomas ma teed maani, et ma arvan ühe nime, toon esile ühe nime esialgu, see on Shai. Ma arvan, et Shaist räägime tulevikus, kui kindlasti All-Starsist. Ma olen Pokusevskist rääkinud paari sõbraga viimasel ajal päris palju, et kohutavad protsendid, aga see ongi nagu see üks asi, et see mehaanika... Isegi mängija natuuriga mängumis tegelikult. See ongi see, et keha ja pikkus sa ei õpeta. Et viskama see mängija, kellel nagu mehaanika on okei, aga palli kuku rõngasse lihtsalt see on okei, eks ole, et selle saab selgeks õpetada. Aga sellist keha ja sellist viset ja agiilsust ja kõike ei ole võimalik õpetada ja Pokusevskil on instinktid, mis on ka ülitähtis osa. Instinktid, keha, kõik on olemas. Ainus, mis vaja on see, et pall kukuks läbi rõnga. Ja pikkus on olemas, jah. Et ma olen nõus sellega, et sealt võime näha päris huvitavat. Lou Dort, eelmise aasta rookie, kes Hardeni pani play-offides kinni. Isaac Roby, ma arvan, et on väga hea nimi, kellest rääkida. Darius Beasit, ma arvan, et ootame kindlasti. Täpselt pääsin väga hea olnud. Et no selles suhtes Thunderis on palju Neil on olemas enda pikk, neil on olemas Warriorsi pikk ja võib-olla ka siis Miami või Houstonis Swopi pikk. Kui nüüd Rockets, kes on allpool Kingsi, et kellel ma ka peatuma rohkem ei hakka, me juba rääkisime, et kui Rockets nüüd
enda tankimisega minu nimekirjas nad ei ole viimased, enda Timberwolves on ikkagi kehvem natukene veel, et ma jõuan viimast juurde, ma tegelikult tulen võib-olla veel tagasi korra pikkide juurde, et OKC tegelikult on nagu nii palju treidimiseks võimalusi, vaata, et kui nad isegi nagu need noored poisid kõik tahavad, ütleme aasta või 2 pärast, ütleme, näevad, et LeBron lõpetab ära 2 aasta pärast, toome näite, mis on võib-olla väga utoopiline, ütleme, jah, et siis nad tegelikult neil on võimalusi nagu luua, neil on 2022 aastal 2 first roundi, 23. aastal, ehk siis aasta hiljem neil on 4 first round pikki, vaata, mis võivad olla kõik nagu väga kõrgel maadel. Ma eeldan, et need pikid kõik ei lõpeta ikkagi nende pikkidena, vaid varem või hiljem need pikid, no see on raha lihtsalt jah, et vahetatakse kelle iganes vastu. Järgmise aastaks ligi 70-80 miljonit tegelikult ka vaba ruumi vaata. Ülejärgmine aasta on meeletu free agentite turg, meeletu lihtsalt, et minu arust ma ei olegi näinud nii palju kõvasid nimesid korraga platsile tulemas kui ülejärgmine aasta, et kus tuleb meeletult huvitav aeg. Ei ole nõus, aga Hallil on muidugi 2-aastane leping. Ma usun, et Hall jätkab nende juures, sest neil on lihtsalt vaja hetkel veel on vaja lihtsalt käppi täita, vaata, et lihtsalt mitte. Ja miks mitte selles suhtes, Hall on kindlasti väga hea mentor. Horford on väga intelligentne inimene. Poku Jeffist rääkida, tal on veel siin 4-aastane leping, nii et teda me võime veel näha siin veel pikalt. Kui Tander tahab muidugi jätkata, vaata need seal on Venemaa mängija ka ikkagi, et loodan, et Pokust tuleb ikkagi oma jagu. Jah, et seal on potentsiaali, seal on tegelikult nagu on kuhu minna. Täpselt. Nii, tuleme kahe viimase juurde. Ma juba kuulsin, mis poole sõna. Ma tahaks korra Rocketsist rääkida siin jah, et kuidas OKC pikk oleneb, OKC loodab väga, et Rockets võidab natukene. Rocketsi fännid loodavad, et Rockets kaotab, aga 19 kaotust järjest. Hetkeseisuga on keeruline neid panna mingist meeskonnast ettepoole, aga teen seda siiski. Arvan, et Timberwolves on veel kehvem meeskond, Rocketsil on kõvasti vigastusi olnud. Ma arvan, et kuigi front office ei taha, et nad võidavad tegelikult, otseselt me keegi ei taha, et Rockets võidaks, sest kui Rocketsi pikk järgmine aasta langeb väljaspool top 4, on see Oklahoma oma ja see on valus. Et tahaks, et see aasta läheks ikkagi millegi heaks, loterii jumalat meile. Ma tegelikult olen ka näinud Houston's ka positiivset poolt ja rääkides ennast rukkidest. Ei, seal on väga palju positiivset pooli tegelikult. Siis mul on väga hea mulje, et just see Sean Tate. Ja, Sean Tate on super hea mängija. Räägiti juba ka treidi jutte, millest ma isiklikult ei saa aru, aga tõenäoliselt ei treidita, aga teised meeskonnad näevad temas väga odavat optioni, eks ole endale, et super hea ja valmis mängija. No super hea selles suhtes kontekstis, eks ole, et keda sellise raha eest saada on nagu, aga raha maksab vähe ja üritatakse juba endale saada teda. Minu jaoks kõige põnevam Kevin Porter Jr. Tagasi tulnud. Räägi natuke pikemalt äkki, ma arvan, et väga paljudel on põnev kuulata. Et no selles suhtes, et me kutsuti G-liigast tagasi, 2 mängu on mänginud, nüüd ta on mul kõikides fantasy liigades istunud terves aeg pingil, oodanud enda võimalust, nüüd ta pääses platsile ja lammutab ja automaatselt on ka minu fantasy's kõik asjad pöördunud. Rockets, tegelikult need mängud, mida nad viimasel ajal kaotanud on, ei ole olnud meeletud üleolekud teiste meeskondade poolt, vaid alati on olnud üsna tasavägised mängud, aga kuna ei ole sellist kindlat line-upi, ei ole mingit stabiilsust Rocketsil, hästi palju erinevaid vahetusi kogu aeg, Oladipo vahepeal mängib, ei mängi, Wall on vahepeal jälle väljas, ei mängi, Wood on pikalt väljas olnud. Lõpuks need mängud antakse ära lihtsalt, mis ei olegi otseselt talv. Takker ka läinud teil, vaata, kuidas Takker läks just minema nüüd paks. Ei olegi vaja täita, et Takkerilt selles suhtes ei olegi tühimikku, sest Takkeriga lõpetati enne juba, lepiti kokku, et ta läheb meeskonna juurest minema, et teda ei ole vaja ja siis hakati otsima põhimõtteliselt, kuhu ta siis lõpuks saaks ära saata, eks ole. Kevin Porter? Aga Kevin Porteriga, no tema on kindlalt Rocketsi tulevik praegu, selle peale mängitakse. Seal on tegelikult pikk leping, seal on 4-aastane leping. See on see, mille peale nüüd nagu ikkagi no Rockets tahab tema ümber ehitada ja jutte kuulsin ka selliseid, et Rockets ei kavatse tankida siin 4-5 aastat järjest. Et plaan on koguda kokku pikid, vahetada praegused mängijad nii paljuks kui saab, arendada natuke noori mängijaid, Kevin Porterit, Woodi 1-2 aasta pärast olla konkurentsivõimelised. KJ Martin, super hea muide. Ja on küll kõvasti, super hea kaitsemängija. Lendab nii hullult lihtsalt. Võiks näha isegi nagu Porter, Tate, Martin võiks olla selline uus Houstoni. Ja sinna ümber panna võib-olla siis 1-2 pärast pikkide ja kurat teab mille eest veel mingi superstar juurde ja ma usun, et tegemist on väga korraliku konkurentsivõimelise meeskonnaga ja ma arvan, et KPJ Laeks on superstar. Et
absolute elite superstar, all-star, ma usun, et seal on teised probleemid, mis ei ole seotud korvpallioskustega ja mis inimese võib-olla psüühika ja kõik muu seal, kes teab, kuidas vastu peab mingeid ennustusi julge teha, aga Rocketsil on väga hea player development, väga korralik selline et kui kõik toimib, siis ma ütlen niimoodi, et mina lage sellel mehel praktiliselt ei näegi, et mini Harden, lemmikmängija on Harden, ta liigub väga sarnaselt Hardenile, ise viskas nalja ka, nad on väga head sõbrad Hardeniga ja ise viskas nalja ka, et ta on põhimõtteliselt sama nagu Harden, aga atleetlikum. Lihtsalt parem. Atleetlikum. Kui sa vaatad siin rukki aastaga, kui sa kõiki mäletad rukki aastaga, kuidas nagu Harden veetis tegelikult oma rukki aastaga. See oli ka ta roll teine selles suhtes, et see natukene, ma ütleks niimoodi, et Hardeni 1.1 rukki aasta oli see, kui ta Rocketsisse tuli ikkagi, siis kui ta hakkas juhtima enda meeskonda esimest. Nüüd Kevin Porteriga oli sama asja näha, et need numbrid on juba sarnased. Ma pigem arvan, et see on järgmine aasta. Just mõtlengi, et järgmine aasta võiks nagu võtta neid numbreid siis ja hakata võrdlema. Näed see John Walli veel 8 aastaks Houstonis ju? Kuidas nagu... Ei tea, teda ei ole kuhugi väga liigutada selles suhtes, et tal on väga suur leping, tal ei ole väga head põlved. Et küll hooaja alguses lootsime, et püsib tervena, aga väga tihti on mingi valupõlves jälle selline, et tuleb puhata natuke, tuleb oodata. Aga Dan Commanderiks, ma arvan, paremat inimest kui John Wall ei ole, paremat teammate ja sellist, et ta on väga hea locker room guy, ehk siis riietusruumis ikkagi on noortele meestele super eeskujuks, ta on lihtsalt läbi ja lõhki väga hea inimene ka. On see mees, keda sa näed, et Houston vajab 45-47 miljonist järgmisel aastal? Kedagi on vaja nagunii sellist meest on selles suhtes vaja, et ükskõik kui palju talle makstakse. Keegi peab olema see, kelle poole üles vaadatakse meeskonnas alati olemas ja John Wall on see mees, et kas ta mängib või mitte, ta vähemalt nõuab seda respekti. Mis sa pole tipost? Leping lõpeb? Läinud kohe, õige pea on läinud. Võib-olla selleks ajaks, kui kuuleb seda Oladipo ei olegi enam Rocketsis, et väga pikalt tema peale ei peatukski, tahab mängida Miami's, tubli mängupoiss, kahjuks selles vormis, nagu ta oli enne, ei ole kordagi olnud. Kuigi numbrid on korralikud, selles mõttes, et ega ta nagu numbriselt ei mängi kehvasti. Tegelikult protsendid olid üsna kehvad ja ta võtab ka palju viskeid. Ma ütlengi nii, et ma ei ole tema suhtes väga excited ja ma arvan, et Rockets oleks võinud jätta Levert Alleni siin selles vahetustehingus mitte minna siis Oladipo peale, aga no mis see teile? See on tagantjärgi, tegelikult kui sa vaatad nagu nimekiri, siis Houston nimekiri oli ju paberil väga võimas on, et sa ütleme Cousins, siis me pole veel sõnagi rääkinud enne, sul oli Cousins, kes ei ole siiamaani uut meeskonda leidnud. Ja see on isegi üllatav natukene minu jaoks on. Pigem ma arvan, et meeskonnad ootavad, et näha, mis saab Drammondiga, kui Drummond ei tule välja, siis lähme Cousinsi peale, et Cousinsi valguses 2 nädala pärast ma usun, et oleme palju targemad juba. Deadline on tegelikult paari päeva pärast juba, et see mõttes, et siin vist pole, kuigi free agent'e saab vist veel edasi täpselt, et ma mõtlengi, et kui on juba otsused tehtud, et sinna on peaaegu nädal aega veel. Neljapäeval vist oli deadline õhtul. 25. on olemas nii, et seal on natuke vähem kui seda. Jah, aga tegelikult nagu paberil nagu Houston tundus hooaja alguses väga huvitav projekti. Jah, isegi peale Hardeni treidi selles suhtes tõesti, et Eric Gordon tõenäoliselt saadetakse minema mingi hetk. Et jah, isegi David Naaba näitis väga-väga head Naaba, muide need pikid, kes võeti, Sterling Brown on Vaba, super lahedad olnud, kõik väga head. Et no kahju, et Hardenil Siibrisse viskas, aga tundub, et tegi õige valiku tema seisukohast. No ida vist on ei saanud öelda oluliselt nõrgem, aga ida tippa tegelikult väga tihevat, aga just ütleme, see ida tervikuna on tegelikult natukene ikkagi nagu lahjemat, et viimane meeskond on sinul Rockets, nagu ma aru sain. No ma ei saa sellest üle ümber, aga ma näen lihtsalt, et neil on selge visioon, miks nad peavad kaotama. Kuigi nagu sama visioon võiks olla Minnesotal, vaata, ma ei näe, et miks Timberwolves peab üleüldse võitma vaata kedagi. Et kui sa juba nii Timberwolvesi fännid ka ei näe enam. Kui sa nagu liiga alumises otsas vaatad, et ega sul ei olegi nagu reaalselt enam nagu vajadust võita, sa oledki nagu liiga viimane meeskond ja põhimõtteliselt, kui sa oled, sa omad oma pikke, sa jäägi sinna, et sul ei olegi nagu vaja. Võib-olla sa tahad võita lihtsalt sellepärast, et Anthony Edwards ei oleks nii kurb. Võib-olla sa tahad võita sellepärast, et Cat tahaks ka järgmine aasta seal meeskonnas mängida, et Cati hoidmine selle meeskonna juures, ma arvan, on üsna tähtis. See on tegelikult üliraske ülesanne, kui sa juba vaatad, kui sa vaatad, nüüd jätta see Jimmy aasta välja, kus Jimmy Butler oli nendega meeskonnas ja tänu viimase sekund viskal Denverit võitsid ja play-off'is, siis tegelikult on Rocketsi vastu kohe oli esimene väljalangemine väga tugev. Aga siiski nad olid play-off'i meeskond, mis tekitab nad jõudsid play-off'i, et saada lihtsalt väga tugevad üle. Jah, aga siiski nad nagu, sa läksidki esimese seedi vastu, kes oli küll raskelt tollel ajal, et selles mõttes ma nagu ei ütle, aga kui sa vaatad kokku seda röösterit, neil on Towns, Russell, Rubio, Beasley on väga hästi tegelikult mänginud, Edwards tegelikult on viimased
viimased paar nädalat peale All-Stars on Rookie Ladderist teisele kohale tõusnud muide. Ma isegi praeguses vist isegi runnis ütleme, kui võtta lihtsalt post nagu All-Stari vaata, ma isegi julgen öelda, et seal vist ei olegi mingit Ladderit vaata. No, Lamelo on eespool puhtalt sellepärast, et meeskond võidab ka rohkem. Et see on see, miks Lamelo on nagu, ta numbrid on sama head ja meeskond võidab rohkem, kui me hakkame neid üks ühele kõrvutama. Edwards lihtsalt Nad on mõlemad väga flashid ja ma leian, et neil on mõlemal kohta liiga näona. Ehk siis nagu sellise, ma ei saanud öelda, et nemad just ongi see, kindlasti ka Zion on selle vaata koha peale, vaata kindlasti väga tugev kandidatuur, aga nad on need mehed, nad on järgmised Lillards, nad on järgmised Tatum, ütleme päris Lebroni kõrgusesse, ma ei julgeks vist äkki kumbagi panna, vaata. Ja Edwardsit on ka väga raske nagu võrrelda üleüldse kellegi mängija. Ongi väga keeruline hinnata, sest ei tea. Milliseks võib sattuda, aga selles suhtes, et füüsilised eeldused ja kõik asjad samamoodi, et nagu ma ütlesin KPJ kohta, et lage ei näe, kui ta näeb kõvasti vaeva, kui kõik on, siis ongi, et ma ei kujuta ette, et tal üldse mingi lagi oleks. Aga tulles tagasi tegelikult siis Timberwolves juurde, siis ma arvan, et see on võidujooks koos Rocketsiga, et kes siis tegelikult, ja ongi idas tegelikult paar meeskonda, kes tulevad nendega võidujooks. Kes tahavad olla kõige kehvem meeskond liigas põhjusega. Kui see nagu see viimaste nagu, päris viimase, eelviimase ja tagantpoolt kolmanda nagu suur vahe ei ole seal, isegi tagant neljanda vahel, just jagades nagu siis seda drafti loosis, ütleme protsentuaalselt, need protsendid ei ole nagu suured vahed, viimase kolme päris sarnane. Iga protsent on ikkagi... Aga see on siiski jälle väikene eelis ja ajalugu on näidanud, et seal, kui sa oled sinna reeglina sa jääd, et oled see viimane, siis oledki see esimene. Flop, aga selles suhtes tõenäolises teooria. Näidatusena või siin kas või Timberwolves enda vaata eelmise aasta pikki. Enda väiksed muutused on, aga ikkagi oleme enda listi saanud kokku võtta, mis meie suurimad erinevused olid. Ma julgen öelda ikkagi esimene koht. Minu Nuggets, ma arvan, ma tahan lihtsalt puhtalt nagu mänguliselt jõuda sinna, et tänases NBAs minust nagu Nuggetsil on kõige rohkem juurde panna ja ta on täna suhteliselt kõrgel, kui sa vaatad tegelikult nagu vahet tabeli liidriga ja me mõlemad ennustame, ja ma arvan, et nagu Utah Jazz ei jää sinna, et võrd langeb vaata. Ehk siis, et Utah tuleb allapoole, Nuggets tuleb seda võrd nagu kõrgemal, neil on lihtsam. Ma näen, et Clippers ei ole võib-olla selline top tiim päris tänases runnis vaata. Ma ei välista seda play-offis on nad väga kõvad, ma sama Lakersi kohta vaata, aga nende eesmärk ei olegi vist jõuda. No tõenäoliselt võimalikult neil on eesmärk jõuda võimalik kõrge, aga mitte nagu, et olla esimene, see ei olegi võib-olla nagu nende siuke ultimate nagu eesmärk, pigem on nagu play-off see, kus nad tahavad vaata teha ja olla vaata. Ja siis Suns. Ma julgen öelda, et minu jaoks on hooaja suurim üllatus läänes Sunsi hea mäng. Ma ütleks, et minu jaoks ei olegi isegi nii suur üllatus, aga tegelikult meil tegelikult Nuggets ja Lakers nii hull vahe ei ole meie tabelites. Minul on Nuggets 3. kohal. Ma hindan neid ka kõrgelt, aga ja miks ma neid kõrgemale ei saa panna näiteks on see, et ma ei usu, et nad võidavad niivõrd palju rohkem mänge kui ees olevad meeskonnad. Et Nuggets tõuseks esimeseks, peavad esimesed 4 meeskonda ikkagi ära andma stabiilselt. Ja, aga see vahe ei ole suur, kui sa vaatad tänases tabelised ongi ainult eriti Clippersiga näiteks, kelle ma panin teiseks selles suhtes on üks mäng vahet, aga ma ei mõtlegi lõppu otseselt põhihooaja seisukohta, vaid kes on lihtsalt parem meeskond. Minu võttes on tegelikult on põhihooaja, ma ütlen põhihooaja joonas, ma näen, et Nuggetsil on kõige rohkem juurde panna ja seda just nagu kodu areeni arvelt, et just sealt on tegelikult nad on läbi viimaste aastate olnud üks parimaid liiga meeskondi kodus just vaata. Ja ma arvan, et nad täna seda ei ole selgelt vaata. Et sealt on see, mille arvelt ma nagu näen tegelikult nagu Denveri tõusu. Pluss siis nagu üleüldine nagu meeskonna süge kokkusulandumine on parem, nad on saanud üle nagu natukene sellest hooaja alguse rabedusest, ütleme siis sisuliselt ei toodud meeskonda juurde mitte kedagi vaata enne. Et lihtsalt anti 3 väga suurt osa ära meeskonnast ja juurde siis loodet lihtsalt Michael Porteri ütleme siis kasvule, pluss siis ütleme siis teiste meeste nagu esile tõstmisele. Aga Malone on saanud mehed nagu tööimima ja ma leian, et seal on nagu kõige suurem nagu potentsiaal tõusta. Et Sunsi kohalt võib-olla ka veel kiirelt veel mainin ära, et ma arvan, et Suns jääb nagu sellisesse toppi, et neil on nagu väga hea run, neil on väga head nagu osad, mida hoida, mida palju küsimärke on ka eriti play-offide suhtes nagu agressiivsused ja kõik selline vanus ja kogemused puhtalt. Ma arvan, et Suns pigem pole play-offi sats, vaata, et ma loodan, et sa eksid, aga ma arvan ka, et ma arvan, et esaringis, kui tuleb neile vastu, ütleme
Spurs, halvimal juhul Blazers. Ei, mul on Spurs 9, nad ei jõua play-offi. Ei no ma olen realistlik. Okei, selge. Et ütleme, siis toome siis Mavericks, Warriors, Spurs, ütleme siis keegi kolmikust neil arvates, siis tuleb vastu, kui nad jäävad sinna ettepoole otsa. Et siis on neil võimalus tegelikult suhteliselt reaalne võimalus ja suur võimalus, et ta jõuad ka teise ringi. Aga ma arvan, et täna see nagu Phoenixi lagi ongi tegelikult teine ring, et nad ei jõua kõrgemale. Aga on 3 satsi, keda ma tegelikult nagu arvan, et on nagu kõrgemale lennuga. Need on kaks Los Angeles tiimi ja Denver. Utah Jazzist ei mainiki tegelikult viimasel või Portlandist. Tugevad meeskonnad ei oleks üllatunud, ma arvan, keegi, kui nad oleksid konverentsi finaalis. Ma arvan, et see oleks täitsa okei, kõik tööd jah, et on hea meeskond, on head meeskonnad küll ja mängivad hästi, vaata mõlemad, aga ma ei näe, et kumbki neist läheks edasi konverentsi finaalist. Portlandi fännid ei nõusta sinuga, aga ma eeldan, et ülejäänud NBA fännid ilmselt pigem nõustuvad. Jah. See oli ka argumenteerida ongi raske vaata, et see mõttes, et kõik näevad, kui ma asju natuke teistmoodi vaata, et see ongi nagu, see on õiglane, see on aus ja ma arvan ma loodan, et Blazers üllatab ja ma arvan, et Blazers jõuab teise ringi, ma arvan, et Blazers finaali ikkagi ei jõua. Finaali ei jõua Blazers. Kui sa panid nad 4. nagu ma eksin, teise 5. olid sul aita mind. 5. oli mul Suns. Suns. Ja kui sa näete, siis Blazers ja Sunsi omavahel kokku, ütleme play-offis Portlandi eelisega, siis pigem läheb edasi. Ma arvan, väga põnev mäng on selles suhtes, et väga põnev play-off seeria tuleks. Väga sarnased profiilid mängijatel. Ja kogu meeskond, et isegi see keerit üles ehituselt, enne kui see on üks selge scoring leader, enne kui sul on meeskonna leader, ütleme. Ma isegi ütlen, võib-olla meeskonnana on võib-olla isegi nagu Phoenix paremini komplekteeritud, vaata, aga sellise nagu star powerit ja kogu sellist nagu nimedele üles ehitatud ja kogu selline paberit vaadates oleks nagu Portland on veidi parem, ma arvan. Jah, nagu üle, aga lihtsalt nagu vaatas. Aga lihtsalt tahaks näha, kuidas kogu see Portlandi supp ja kogu see kompott tegelikult neil nagu toimima hakkab, kui on tagasi, Nurkic ja kui nüüd McCollum saab ennast nagu nagu nüüd viimastel õhtutel näinud oleme juba käima ennast, vaatan, et kuidas see Portland tegelikult toimib, võib-olla seda näinud, vaata. Just, eks me näeme. See on nagu põnev. Aga nüüd me oleme siin juba peaaegu 2 tundi lobisenud endast. Oli põnev. Meil vähemalt oli põnev, loodame, et kellelgi teisel oli ka. Aga tuleme varsti tagasi ja räägime idast jälle. Ma arvan, et paneme tänaseks otsad kokku, aga tuleme tagasi järgmises saates ja räägime idast ja räägime samamoodi idast. Ma arvan, et koostame samamoodi jälle listid, teeme oma top 2, teeme oma top 4, räägime siis samamoodi kas siis play-offides või kogu rannist vaata ja räägime kergelt võib-olla ka rukkidest, sest seal on ka natukene. Ja kaartidest ka äkki võib-olla natuke või siis teeme sellest juba eraldi ja vaatame. Teeme kindlasti, aga võiks kindlasti jah. Eriti just Lameelost. Mind isegi huvitab mina, kes ma olen suhteliselt suur, ütleme, kossukaartide kogumise võhik, vaatas ma tahaks reaalselt teada, mis nagu toimub kaartide maailmas ja just Lamelo kaartidega näiteks, et see oleks päris põnev, oleks seda kuulata. Mul juba päris palju küsitakse viimasel ajal Lamelo kaartide kohta. Et usun, et siin on Hornetsi fänne, kes on kivi alt välja tulnud järsku. No kas olid üldse Hornetsi, aga Edwardsi kaartid, kuidas näiteks, kui sa võrdad nagu Edwardsi kaarte ja Lamelo kaarte. Viimasel ajal on jump olnud, aga Lamelo on selgelt klass omaette hindades vähemalt hetkel. On ta juba võrrelda Luka kaartidega näiteks, ma tean, et Luka kaardi on väga väärtuslikud. Lamelo kaardid on sinna auku juba minemas, mitte päris üks ühele. Kui sa võrdad Lamelo kaarte ja Jokic'i kaarte, Embiidi kaarte, Jokic'id ja Embiidid on kõik meeletult odavamad. Big manid kaardimaailmas ei ole overall nii populaarsed lihtsalt. Aga sellest ma arvan, jõuame juba mingi muu aeg rääkida ja tänaseks võtame otsad kokku. Ootan huvida. Kõike head teile ja kohtume. Täname teie aja eest ja peatse lobisemiseni.